On üks oluline asi, meil on vaja kuulutada Jumala sõna. Amen. Ja see on üks osa iga kristlase jaoks tegelikult. See ei ole ainult nende jaoks, kes on eriliselt evangelistlikud või midagi sarnist. Jumal on andnud selle. Kiitus Jumalale. Aga see on oluline, et sa lülitad ennast ka, ma usun, et sa oled juba sisse lülitanud, aga sa saad enda hootuse ka sisse lülitada. Enne kui ma lähengi tegelikult selle teema juurde. Me olime Soomes ja Rodney Howard-Browne oli seal kõnelemas ja jagas Jumala sõna. Aga üks asi, mis hoopis kõrvalasjana ja ütleme tema teenistuse kaudu väga sageli inimesed saavad puudutatud püha vaimu läbi ja ütleme, püha vaim tabab vähest inimesi väga isegi võib-olla ootamatult, kas naerdes või erinevaid muid asju võib juhtuda. Ja minuga seal ühel koosolekul ka juhtus nii mõndagi Jumala vägi tabas ja siis pärast suheldes inimestega paar inimest nagu küsisid, et sina said erilise väe osaliseks ja vaata, ma tahaks ka ja et nagu see oleks justkui sükene, et Jumal valib nagu parimad kuidagi välja ja siis kellelegi vahest annab. Tegelikult see ei ole selles küsimus. Jumal tegutseb sinu elus, kui sina igatsed. Ja see ei ole niivõrd seotud ühe konkreetse jutlustajaga ja see on seotud tegelikult ka konkreetselt ka oma koguduses. Ja see on see just, mis ja Jumal võib tegutseda ja ütleme, erinevatel viisidel, aga näiteks see, kui palju Jumal saab täna näiteks sinu elus midagi teha. See ei sõltu sellest, et vahest Jumal teeb ja vahest Jumal ei tee, see sõltub sellest, mida sina igatsed, mida sina ootad. Näiteks meil on Samuel, kui ta muidugi see on Samuel, piiblis siis mõtlen. Kui ta nii-öelda Jumal teda kõnetas, siis ta ütles väga selgelt talle, nii-öelda ta kutsus teda mitu korda. Ja kui ta lõpuks vastas sellele kutsele ja ütles, et ma olen siin ja ma olen valmis kuulama sind, siis Jumal rääkis ka talle. Me näeme, kui ta sai pihta sellele, et tema osa on väljendada seda, et ta soovib kuulda, tema soovib midagi saada Jumala käest, siis Jumal ka annab talle midagi. Nii et see ei ole niimoodi lihtsalt, et Jumal vaatab taevast ja nagu see on just kui mingi loterii, et vahetevahel Jumal tahab midagi sulle teha ja vahetevahel ei taha ja ega me ei tea, millal see juhtub. Ei, see sõltub tegelikult sellest, kui sina paned ennast positsiooni, et sa tahad, et Jumal võiks sind kõnetada. Nüüd vahetast inimesed võivad lülitada oma ootuse ja igatsuse erinevatel põhjustel välja. Vahet on sellepärast, et see, mida räägitakse, on neile võib-olla juba tuttav. Mõni inimene lülitab välja, kui tuleb sarnased kirjakohad või sarnased mõtted räägitakse. Nüüd iva on selles, piibel räägib sellest, et me peame jääma Jumala sõnasse. Ja ära lülita ennast kunagi välja, kui räägitakse võib-olla mõningaid tõdesid, mis on sulle isegi tuttavad, sest me ei ole koguduses selle jaoks, et saada siin niivõrd uut informatsiooni, vaid me oleme siin selleks, et saada seda, mis Jumal on meile rääkida. Ehk siis, mul on hea näide eestlased. Ja kõige tuntum võib-olla, ma ei tea, see on ainus just eestipärane toit on kartuli ja akli ja kaste. Ma ei ütle, et see on ainus, aga ütleme, võib-olla mõni tuleb meelde, kui eestipärasest toidust räägitakse, tulevad need jõulutoidud meelde. Aga mis need iganes ka on, nüüd väga võimalik, kui sa oled eestlane, et sõltub sinu maitse eelistusest ka muidugi, aga aeg-ajalt sa võib-olla satud sihukese asja otsa ja sööd seda. Meie kodus küll vähest me teeme, ma tean, meil küll kõik kogu peres ei ole sellest vaimustuses, aga meil küll oleme vanema põlvkonna inimesed natuke juba, siis meil on teatud nii-öelda hea meel sellest vaja sihukest midagi lihtsalt ka teha. Aga nüüd sa tegelikult, kui sa võtad tavalise toidu, siis sa sööd seda selle jaoks, et see annab sulle füüsilist jõudu. Sinu organism võtab sealt need toitained välja ja sa saad tegutseda, saad liikuda, teha, mis sul vaja on ja sul on vaja süüa selleks, et jõudu saada. Ja tegelikult väga loogiline, isegi kui sul on teistsugused toidueelistused, siis mingisugused toidud korduvad sul mingi aja tagant kogu aeg. On ju nii? Igal perel on oma mingisugused firmatoidud, mis nagu nii käivad sageli läbi ja need korduvad. Ja sa ei saa öelda, et ma pean jälle seda uuesti sööma, jälle see sama asi. Ei, sa võtad selle, see on sulle kasulik. Ja samamoodi on ka Jumala sõnaga, sul on vaja igatseda ja januda selle järgi ka isegi siis, kui see on see sama, mis sa oled kuulnud. Sest et see, mis sa kunagi varem kuulsid, ei ole see, mis annab sulle jõudu tänaseks ja homseks päevaks.
sul on vaja täna uuesti seda värsket leiba taevast. Amen. Ja miks ma selle ette siia räägin, sest et mul on plaanis täna rääkida väga palju selliseid asju, millega sa kindlasti oled tuttav. Eelmine pühapäev Kai jagas ka siin samal teemal tegelikult, kui ma ise ei olnud päris sellises positsioonis, et õpetada. Ma olin nii-öelda taastumas, võib-olla mõnes mõttes, ma ei tea, kuskilt püüdsin mingi jama kinni. Aga huvitav oli see, et ma andsin talle isegi oma märkmed ette, et räägi sellel teemal. Ja ta võttis need märkmed ette ja rääkis sellest samast teemast küll, aga mitte ühtegi minu kirja kohta ei kasutanud. Siis oli hästi selles mõttes, mulle sobib, et ma saan järgmine kord uuesti seda kasutada, seda materjali. Aga see ei ole üldse paha, sest need mõtted olid väga head ja vajalikud just siia algusesse. Aga tee minuga lahti Markuse evangeelium ja 11. peatükk. Nüüd see teema pealkiri on Sulle saab see, mis sa ütled. Sulle saab see, mis sa ütled. Nüüd see lugu arvatavasti on enamusel meist suhteliselt pähe kulunud, sa oled kindlasti seda lugenud ja seda on siin koguduses kindlasti päris mitmeid kordi loetud. Markus 11 ja 12 valmist loen. Ja siin ütleb niimoodi. Ja kui nad teisel päeval Betaaniast väljusid, oli tal nälg, räägib siis Jeesusest. Ja nähes kaugelt viigipuud lehis, läks ta vaatama, kas ta sellelt midagi leiab. Aga sinna juurde jõudes ei leidnud ta midagi muud kui lehti, sest ei olnud veel viigivarja aeg. Ja Jeesus hakkas kõnelema ning ütles, ärgu iialgi enam sinust ükski vilja söögu. Ja tema jüngrid kuulsid seda. Et pane tähele, see on meelega ära mainitud, et see, mis Jeesus ütles, jüngrid ka kuulsid seda. Ta ei ütelnud lihtsalt seda ja pomisenud kuskil vaikselt, arvatavasti, ma ei tea, kas tal oli habe, ma ei teagi. Aga ei pomisenud kuskil lihtsalt, vaid ta ütles midagi ja see oli kuuldav. Nüüd, kui jüngrid olid seda kuulnud, siis jätame korra siit ühe väikse lõigukese vahele ja lähme 20. salmi. Ja siin ta ütleb niimoodi. Ja vara hommikul nägid nad, siis räägib jüngritest, mööda minnes viigipuu juureni ära kuivanud olevat. Just üks evangeelium vist ja vist ma ei näed, kas erinevad tõlked ka vist isegi toovad selle välja. Alates juurtest ütlevad mõned neist. Aga kuidas iganes sellega oli, seda ütleb siis Peetruse tuli meelde issanda sõna ning ta ütles temale, rabi vaata viigipuu, mille sa neetsid, on ära kuivanud. Ja Jeesus vastas ning ütles neile, olgu teil usku Jumalasse. Tõesti, ma ütlen teile, kui keegi ütleb sellele mäele, tõuse paigast ja lange merre ja ei mõtle kaksipidi oma südames, vaid usub, et see, mis ta ütleb, sünnib, siis see saab temale. Sellepärast ma ütlen teile kõik, mida te palute ja anute, uskuge, et te seda saate, siis see saab teile. Nüüd, see on üks kirjakoht, eriti see 23. salm, kui sa oled kursis Kenneth Hagini teenistusega, siis see on üks kirjakoht, millest tema väga palju õpetas. Samas see printsiip, mis siin kirjas on, tõi tema välja, nagu öeldakse vahest, surivoodist. Kus ta oli siis 15-16 aastase noormehena totaalselt haige, tal oli terve hulk haigusi, seal oli südamepuudulikkus, verehaigused, terve hulk nii-öelda probleeme, seal oli midagi isegi vist kopsudega ka vist oli või kuidas, ma mäletan, ei olnud terve hulk nii-öelda haigusi, mis nagu öeldakse loomulikus mõttes on nii-öelda ravimatud haigused sageli, aga võttes ühe asjana, see on ainus asi, aga ühe printsiibina just sama kirjakoha ja haarates Jumala sõnast kinni ja uskudes ja öeldes ja ta tõusis ühel päeval sealt voodist välja ja sai terveks tänu Jumala. Amen. Nüüd see sõna kannab eneses midagi. Nüüd, kuna Jumal on meid haakinud ka, ütleme just nimelt vahest seda usud on liikumiseks, aga ütleme just Kenneth Hagini teenistus on meie elu nagu väga arvestatavalt mõjutanud. Sest see, kui ma ise kristlaseks sain 89. sain tegelikult 90. alguses, kui ma pastoriga juba sain, siis see oli üks esimese asi ja just need õpetused, mis tema oli jagamas või tema kaudu olid tulnud erinevad raamatud ja asjad, need on väga oluliselt mõjutanud meid. Ma mäletan, kui me nüüd just viimati Ameerikas olime, siis meil
esimest korda selle aja jooksul õnnestus käia ka selle Reema piiblikooli hoone juures. Me ei olnud kunagi varem seal käinud ja me tegelikult sees me ei saanud käia, kuna see oli laupäevane päev vist või? Jah. See kinni oli igal selles mõttes, seal ei olnud kedagi sees sel hetkel. Aga kuna me tahtsime ikkagi seal hoone juures vähemalt ära käia, siis me käisime selle hoone juures, tegime pilti vähemalt. Ja iseennast panime ka sinna pildi peale ikka. Et selles mõttes, aga see on selles mõttes, vaid seda ajal Jumal haagib sind teatud kohtadesse ja liidab sind teatud asjadega, mis on vajalikud sinu eluks. Ja see on põhjusega. Ja me ei idealiseeri inimesi, aga Jumal kutsub teatud inimesed ja ka Jumala sulased teatud tööd tegema ja see on põhjusega. Amen. Ja nüüd lähme tagasi selle kirjakoha juurde. Nüüd, see kirjakoht Jeesus ütleb siin niimoodi, 23 salmi loen. Ta ütleb, tõesti ma ütlen teile, kui keegi ütleb sellele mäele. Nüüd, kui sa märkad, siin eelnevalt just on näha, et jüngrid olid hämmingus selles, et see, mis Jeesus ütles, see ka tegelikult sündis. Nüüd, üks asi, mis me peame, ma olen seda varem ka siin eelmise teemaga seoses palju välja toonud, et me näeme, Jeesusel on üks väga huvitav printsiip, mida vahetevahel inimesed peavad nagu imelikuks, on see, et ta räägib asjadega. Nüüd, et sa minust õieti aru saaksid, kui ma kasutan seda väljendit, siis ma ei ütle, et ta suhtleb nendega, vaid ta annab käskluse ja ütleb midagi välja konkreetselt asjadele. Ja siin me näeme, ta ütles siis sellele viigipuule. Ja viigipuu ei ole selles mõttes elav, et temaga suhelda saaks. Mul nüüd sa tead seda, amen, et kui keegi selliseid asju pakub, et sa peaksid puuga suhtlema midagi taolist, siis hoia eemale sellised asjad. See ei ole õige asi. Aga ta annab käskluse sellele viigipuule, mis mingis mõttes küll on elav, ütleme, et ta nii-öelda kannab vilja, ja ta annab talle käskluse ja ütleb välja ja sellega sünnib midagi. Tänu sellele, et tema ütleb midagi. Nüüd mõni ütleb, et see on Jeesus, tema võib ikka öelda. Kas pole huvitav, kas sa märkasid siin selles loo alguses, on öeldud seda, Jeesusel oli nälg. Nüüd millele see viitab? See, et kui ta siin maa peal tegutses ja liikus, ta tegutses inimesena. Tal oli ka vaja süüa. Ta ei olnud, nagu öeldakse, kuskil lihtsalt mingisuguses stratosfääris lendamas, eks ju. Tal oli vaja süüa. Ja piibel räägib sellest, et ta oli tulnud saanud inimeseks ja loobunud oma jumalikust seisusest ja positsioonist, et ta oli olnud ja ütleme ka Jumal, aga nüüd ta oli inimesena tegutsemas. Ja nüüd tal oli nälg ja nüüd ta teeb midagi siin kellegina, piibel ütleb, et ta oli võitud püha vaimu poolt ja ta ütleb midagi välja. Nüüd miks ta seda teeb? Mitte sellepärast, et öelda, mina olen superman või midagi taolist, mina võin teha sükest asja, vaid andes meile eeskuju, et ka meie võime tegutseda täpselt samamoodi. Nüüd siin tuleb üks asi välja, kui sa vaatad see 23. salm, ta ütleb, ma ütlen teile, kui keegi ütleb sellele mäele, mõni ütleb, et ta oleks võinud alustada natukene väiksematest asjadest, miks ta sellise mäest hakkab kohe rääkima. Oleks võinud öelda midagi nagu natukene väiksemat ja kergemalt, aga iva ongi selles, et me peame aru saama sellest printsiibist esmalt. Enne kui me räägime mäele ütlemisest, alustame siis võib-olla, ma ei tea, väiksemast kivikesest või midagi taolist umbes. Aga iva on selles, et me näeme seda, et need asjad, mida sina ütled välja, need mõjutavad väga oluliselt asju. See, mis sinu suust lähtub, ei tohiks olla nii-öelda lihtsalt suvaline, sest et see mõjutab, see muudab asju. Sest me näeme Jumal, kui tema alguses maailma lõi, siis ta ka ütles asju. Ta mitte ainult ei mõelnud, ta mitte ainult ei unistanud, vaid ta ütles. Ja me näeme pidevalt piibli alguses, kui kogu see loomise asjad on, siis ta kogu aeg jällegi ütles. Ja ta ütles midagi. Ja me näeme, kuidas need asjad, mis said isegi loodud, nad olid selle meelevallas, et kui midagi neile öeldi. Nüüd Jumal on meid teinud enese sarnaseks. Nüüd sa ei ole Jumal, aga see on tehtud tema sarnaseks ja sul on antud ka õigus midagi öelda. Amen. Ja see ei ole midagi imelikku, see ei ole midagi veidrat. Jeesus ütleb viigipuule, ärgu keegi enam sinust vilja söögu ja sina võid ka asjadele öelda midagi. Nüüd me ei peaks olema need, kes ütleme ainult negatiivseid asju selles mõttes välja räägib. Mõni ütleb, et milles see viigipuu süüdi oli, et tema pidi nüüd ära kuivama. Sellest oli süüdi, et
sul on meelevald ja sul on vaja seda meelevalda kasutada. Ja me räägime meelevalda ka just, ütleme ka nende asjade üle ja ka ütleme ka asjade üle, millega me puutume oma elus kokku üldse. Sul on meelevald, sul on antud volitus asjadele öelda midagi. Amen. See, et sina ei ole kutsutud lihtsalt siin, et elus lihtsalt ma olen lükata ja tõmmata ja mina ei saa midagi teha ja kõik asjad on lihtsalt sellised, nagu on ja laulad võib-olla seda minu jutumärkides lemmiklaulu, ei me ette tea, mis elu meil tuua võib. Ja see ongi see väga, ja inimesed elavad just sellises mentaliteedis. Miks ma seda lugu ei salli või seda laulu ei salli, ongi see sama, et see on niivõrd paljude inimeste elu moto. Selles mõttes, et nad lihtsalt ei tea, mõtlevad, elus lihtsalt tuleb kõik ja me ei tea midagi, meie ei saa midagi teha ja kõik lihtsalt tuleb ja läheb ja isegi kristlased elavad sama moto järgi. Nad ei ole aru saanud sellest, et nad ei ole kutsutud lihtsalt olema lükata ja tõmmata olukordade, probleemide, raskuste, haiguste, segaduste, depressioonide ja mida iganes asjade poolt. Vaid sina võid öelda midagi ja sa võid panna sihiku paika, kuhu sa liigud, mida sa teed ja mis sinuga toimub. Amen. Ja see on see, mida Jeesus õpetab siin. Ta ütleb, et kui sina ütled, tõesti ma ütlen teile, kui keegi, kes sa märkad, siin ei ütle, et kui ainult jüngrid, siin ei ole öeldud, kui Jeesus ütleb. Ta ütleb, et kui keegi ütleb. See järelikult kehtib kõigi kohta, kes selle sõna võtavad kasutusse. Amen. Siin on mõningaid muid printsiipe veel selle taga küll, selles mõttes, et inimese jaoks, kes ütleme, Jumalaga koos ei pruugi see funktsioneerida. Aga kui sina oled käimas koos Jumalaga, siis sina võid olla seesama keegi, kes ütleb midagi. Ja sinu ütlemise pärast asjad sünnivad. Amen. Ja nüüd pane tähele, ütleb selle mäele, tõuse paigast ja lange merre. Nüüd me näeme, siin on üks asi ka, vaata vahel inimesed ütlevad midagi umbes. Mul läheb lihtsalt hästi. Ei, pane selle asjale konkreetsus. Mis tähendab hästi? Mida sa ootad? Mida sa igatsed? Mida sa usud? Vast mõni ütleb, et ma usun, et mu palk tõuseb. See ei ole piisavalt konkreetne. Kui palju? Amen? Sa ütled, kus mina tean, kui palju? Surm ja elu on sinu keele võimuses. Sina võid öelda. Nüüd siin on ka üks asi, me saame aru, siin tuleb üks seos, mis on väga oluline selle juures, on see, et nii-öelda sinu usk on sellega seotud. Ja usul on tegelikult, Piibel räägib sellest, et usk võib kasvada. Ja Piibel ütleb seda, et meil on olemas, ta räägib nõrgausulistest, meie vanem tõlge kasutab siis nõdrausulised, kõlab võib-olla väga nõdrameelselt, aga ta räägib siis nõrgast usust tegelikult. Siis tähendab seda, et järelikult see nõrk usk, kui ta on nõrk, siis kui inimene on nõrk füüsiliselt, siis ta suudab vähem midagi liigutada, midagi tõsta. Kas pole nii? Kui usk on nõrk, siis ta ka suudab vähem midagi liigutada ja midagi nii-öelda tõsta. Järelikult on nõrk. Siis Piibel räägib meile ka usu kasvamisest. Ja siis ta räägib ka suurest usust. Ja me näeme just seda, see räägib just sellest, et sellel on palju suurem potentsiaal midagi nii-öelda liigutada, midagi sünnib selle suure usu tõttu. Nii järelikult, kui usk võib olla erinevates tasemetes, siis sa näed seda ka, et see usk võib ka erinevaid asju liigutada. Ja kui me räägime sellest, et kui palju sa usud, et näiteks sinu palk kasvab või tõuseb, siis see sõltub just sellest, kui paljuks sinu usk on vaja. Kui paljuks sinu usk on võimeline. Ja sul on vaja see kindlaks teha. Sul ei ole mõtet lihtsalt midagi ütlema hakata. Mägi, liigud siit kohast teise. Kas sinu usk on selles kohas, et see mägi võiks liikuda? Sa küsid, kus ma seda tean? Sinu sees on püha vaim ja tema teab täpselt, kus sina täna oled. Amen. Või sageli see on ka see, et sa nagu öeldakse, paned mingisuguse sihiku välja ja nagu öeldakse, mingis mõttes tõmbad sellesse kohta, kus sa võiksid hakata peale. Ma olen kasutanud seda näidet, ma ei ole ammu küll jõusaalis selles mõttes eriti palju käinud, aga ma kunagi natukene regulaarselt käisin, siis oli see sama just, et kui esimest korda ma läksin sinna selle, mis on siis kaldpingiga või nimetame seda, ma ei ole terminite, siin on kodus päris, aga sa lähed selle kangi alla ja tõstad seda rinnalt ülesse, siis sa pead alguses leidma selle õige kaalu enda jaoks, mis on sinu jaoks paras.
Sa ei saa minna selle sama kaalu alla, mida keegi teine suudab tõsta, kes on, ma ei tea, seal jõusaalis käinud pidevalt ja tal on, tema jaoks näiteks on 100 kilo, ei ole mingi küsimus. Võtad aga selle 100 kilo sinna peale. Kui mina võtaks selle 100 kilo, siis see 100 kilo jääks sinna minu peale. Ja see jääks tõstmata. Sest et ma ei ole selles kohas, minu potentsiaal ei ole. Keegi tõstab selle täiesti ülesse, miks pärast, sest ta on treeninud ennast. Ta on treeninud ennast. Näiteks, Joonatan, sina vist käid seal päris sageli. Mitu kilo sina tõstad rinnapilt ülesse? 70, see on päris paras jagu ikkagi juba. Ma tänasel päeval sinna läheks, ma ei torgiks igaks juhuks seda 70. See on liiga palju mu jaoks, aga mäletan, siis ma alustasin kuskil 30-40 orienteerivalt. Hakkasin peale, see oli minu jaoks paras ja ma hakkasin treenima ja mäletan, isegi jõudsin vist isegi 50-ni, aga mitte päeva pealt, vaid see nõudis mida? Pidevat regulaarset harjutamist ja inglise keeles on see ütlemine no pain, no gain, see tähendab seda, et nagu öeldakse, see treenimine sageli käib sellisesse tasemesse, et sa teed seal neid kümneseid kordusi ja siis nagu öeldakse, viimasena lükatakse veel üks otsa ja siis on see tema tunne, nagu öeldakse, kõik valus ja siis nagu öeldakse, tegelikult lihased annavad nii-öelda potentsiaali, et nad võivad kasvada. Nüüd see umbes see nii tehnoloogia on, ma ei ole spetsialist päris. Aga nüüd sageli on ka sinu usuga, sa pead oma usu just ka panema sellesse kohta, et ta võiks kanda ja et ta võiks tõsta midagi enamat, kui ta on teinud varem. Sest me näeme siin, ta ütleb, et kui sina ütled selle mäele, jäime sinna poolele, kohe näeme edasi, tõesti ma ütlen teile, kui keegi ütleb selle mäele, tõuse paigast ja lange merre, nüüd pane tähele, järgmine osa on väga oluline ja ei mõtle kaksipidi, nüüd see on vanem eesti keel, ehk siis see tähendab, ei kahtle oma südames. Nüüd me näeme, siin on kaks väga olulist elementi. Üks on, mida sinu suu räägib ja teine on, mis toimub sinu südames. Sest me näeme just, kui me räägime nõrgast usust, siis nõrgale usule on omane see, et ta hakkab kahtlema ja kõhklema tänu olukordadele. Näiteks, kui Peetrus oli vee peal käimas ja ta nägi neid lained ja nägi seda tuult, siis ta hakkas kahtlema ja just Jeesus ütles ka, miks sa kahtlesid ja me näeme just, tema usk oli nõrk selles kontekstis ja ta hakkas vajuma. Nüüd Jeesus tõmbas ta välja Jumalale ja nad kõndisid koos paatimuses. Peetrus kõndis pärast seda vee peal edasi. Sa võid vaadata seda lugu. Meil ei ole seda nüanss kohe võib-olla ei jää silma, paljud inimesed mõtlevad seda, et Jeesus vedas ta kuskil käe kõrval mööda vett edasi. Ei, Peetrus kõndis pärast seda ka paati ja ta ei olnud paadi kõrval, kui ta otseses mõttes kohe. Sest kui sa vaatad seda kirjelduse teksti, siis see on just selles kohas. Ja ta kõndis, miks pärast ta otsustas mitte kahelda. Nüüd sul on võimalik ka isegi, kui see usk, nagu öeldakse, justkui hakkab kõikuma ja sa oled nagu probleemid üritavad sinust üle sõita ja sa saad pihta, ma võin otsustada mitte kahelda, siis sa tõused taas nii-öelda uuesti vee peal ja kõnnid edasi üleloomulikkus. Amen. Et kui sa täna oled, nagu öeldakse, hakanud kahtlema või kõhklema mingi asja suhtes, mida sa oled palunud ja olukorrad on tunduvad sellised ja sellised, siis sul on võimalik siiski tõusta sellest asjast välja ja käia edasi vee peal. Ma mõtlen siis tegelikult osalt nagu võrdpildina, see pruugi see kõige olulisem olla. Mõni ütleb, kas sa oled ka vee peal käinud. Ei ole käinud, aga miks mitte? Mingi situatsioonis see üldse välistatud. Sest ma olen veendunud, kui me räägime ka lõpuaegadest, siis erinevat laadi imed ja tunnustähed saavad kindlasti olema üks asi, mida me saame nägema ja saame kokku puutuma. Amen. Meil on vaja selle suunas ennast välja sihtida. Mis puudutab ka isegi selliseid loovaid imesid, kus inimestele saavad uued organid nende ihusse pandud. Amen. Ja meil on juba olnud siin tunnistusi selle koha pealt. Amen. Või ka samas ka isegi uued jäsemed, kui vaja. Amen. Inimestele kasvavad uued jäsemed otsa, mis on puudu. Kiitus Jumalale. Me peame olema ootuses ja põnevil selle suhtes, et sellised asjad võiks toimuda. Amen. Lähme tagasi nüüd. See on väga oluline. Kui me räägime usust, siis siin on sinu süda on sellega seotud. Nüüd süda, mis asi see on? See ei ole siis see, mis sul siin verd pumpab, vaid see on sinu sisemine inimene. See on sinu vaimne inimene. Ja mis tähendab see südames, võtame, loeme seda sõnastust korra uuesti. Ei kahtle, või ei mõtle kaksipidi, ütleb vanem eesti keel siis, ja ei mõtle kaksipidi oma südames, ehk siis ei kahtle oma südames. Nüüd,
kas sul on võimalik valida, mis toimub sinu südames? Järelikult on. Vahest mõned mõtlevad, mis mina saan teha, minu südames lihtsalt on sellised asjad ja ei, sina valid, mis seal toimub. Mismoodi sa valid? Selle kaudu, mida sa tähele paned, mida sa mõtiskled, sinu mõtted ja asjad, mis on sinu hingega seotud, need lähevad lõpuks ka edasi sinu südamesse. Sest see, millega sa ennast toidad ja see, mida sa enda sisse paned, on varem või hiljem lõpuks jõuab ka sinu südamesse. Ja kui inimene näiteks laseb hirmu mõtetel enda peas kogu aeg olla, keerutab ja analüüsib neid ja isegi pole räägib, siis lõpuks need jõuavad ka tema südamesse. Selles mõttes, et võib täiesti olla paanilise hirmu all. Ja inimesel on võimalik ise selle stopp panna. Nüüd vaatame korra tagasi veel uuesti seda kirja kohta. Ei mõtle kaksipidi ehk ei kahtle oma südames, vaid usub, et see, mis ta ütleb, sünnib, siis see saab temale. Nüüd pane tähele, see on üks huvitav oluline element, mis me peame jälgima, kuna eesti keeles meil ajavormid, meil on see, et nii tulevik kui ka olevik vahete vahel sõnastatakse ühte moodi. Siis ma pean natuke sulle siia vahele ütlema asju. Ta ütleb, et ei mõtle siis ehk ei kahtle oma südames, vaid usub, et see, mis ta ütleb, sünnib. Nüüd, kui sa vaatad Keisi tõlked, siis see sama räägib olevikust. See sünnib, on olevikus. Nüüd eesti keeles meil seda ei saa väljendada väga selgelt, siis sa võid öelda, see nii tulevikus võib ka olevikus olla. Aga tegelikult see räägib olevikus. Tähendab seda, et sa ütled midagi välja ja sa usud, et see sünnib nüüd, mitte mingi aja pärast, mitte aasta pärast, mitte mingisuguste tundide pärast, vaid see sünnib nüüd. Sest me näeme, Jeesus ütles, ärgu sinust enam vilja söögu, keegi vilja söögu selle puule ja tema jaoks oli see asi lõpetatud. Sest kui nad läksid sealt mööda, siis Jeesus ei hakanud vaatama, ei tea, mis sellist puust sai nüüd, ei tea, kas ta juhtus midagi. Tal ei olnud üldse see küsimuski. Tema jaoks see asi oli lõpetud, see sünnib. Nüüd see on oluline mõista seda, mõni ütleb, et no ka selles ei ole midagi loogikat, sest vahest ma ütlen ka midagi asju välja, aga ma ei näe mitte midagi sündimas. Nüüd iva ongi selles, kui me räägime asjadest, mis on usuga seotud ja mis on seotud ka vaimsete asjadega, siis sa ei pruugi neid asju näha. Jumal ütles Abrahamile, et ta on paljude rahvaste isa sel hetkel, kui ta oli põhimõtteliselt peaaegu 100-aastane ja siis Piibel ütleb, et Saara lapsekoda oli surnud ja tema Abraham oli ka vana ja füüsiliselt ja väliliselt tundus, et nagu potentsiaalselt neil lapsi saada ei ole üldse võimalik. Ja Jumal nimetab ta paljude rahvaste isaks sel hetkel, kui füüsiliselt ei ole mitte midagi näha. Ja Abraham otsustas seda uskuda ja nimetas ennast ka Abrahamiks ja hakkas rääkima enesest kui paljude rahvaste isast siis, kui tal mitte midagi ei olnud näha, et see võiks olla nii. Amen. Miks öeldakse meile Peetruse kirjas, 1. Peetruse 1:24 vist on see, et Jeesuse haavade vermete läbi on sulle tervis tulnud. Sa ütled, aga võib-olla mul on mingisugune haigus ja sümptomid on sellised ja võib-olla diagnoos on selline ja sellised valud ja sellised asjad. Kuidas ma saan öelda, et ma olen terveks saanud? Nüüd see ongi sama, mis usk, mis ütleb ja räägib olematutest asjadest otse kui olevatest ja ütleb, et need on nüüd. Et kui sa ütled sellele mäele, tõuse paigast ja lange merre, siis sinu jaoks see asi on lõpetud. Sel hetkel, kui sa oled uskunud ja öelnud selle välja, isegi kui sa seda ei näe. Ja väga loogiline, et sa ei näe, sest et selles loos meil vähemalt ei ole kirjeldatud seda, et kui Jeesus ütles need sõnad, ärgu sinust enam keegi vilja söögu, siis see puu tegi kohe niimoodi ja kõik oksad läksid nii-öelda kortsu ja mitte midagi ei ole öeldud, toimus. Võime aru saada, et sel hetkel ei olnud mitte midagi näha. Mitte midagi ei olnud füüsilises maailmas näha, aga see oli paika pandud. Sulle saab see. Sulle saab see. Ja kui sina otsustad uskuda vastavalt Jumala sõnale, sul on Jumala sõna alus ja sinu usk on selles kohas, siis sa ütled midagi välja ja see asi on paigas. See on paika pandud, see on kirja pandud, see on öeldud, see on nii ja sellega on lõpetatud sinu jaoks. Küsida, kus ma tean see lõpetatud? Sest ma uskusin ja ma ütlesin. Amen. Ja see on see, mida Jeesus meile õpetab. Sest et ta räägib, et kui keegi, ja sina võid see keegi olla. Sina võid olla see keegi. Sina võid öelda asjadele.
Sina võid öelda ka haigustele. Sina võid öelda ka valudele. Sina võid öelda ka igasugustele erinevatele asjadele, mida me mingil kombel saame kvalifitseerida. Segadusele. Sa võid öelda murele. Sa võid öelda hirmule. Sa võid öelda erinevatele asjadele ja käskida nendel lahkuda. Ja ütelda, sellega on lõpetatud. Amen. Sa võid öelda väga paljudele asjadele ja anda iva on selles, see on väga oluline see, et sa näed, et see on Jumala plaan ja Jumala sõnaga kooskõlas, mis sa oled ütlemas ja samas sa otsustad ka seda uskuda, et see ka teeb seda. Vaata uuesti siin. Kui keegi ütleb selle mäele, tõuse paigast ja lange merre ja ei mõtle, siis kaksib ehk ei kahtle oma südames, vaid usub, et see, mis ta ütleb, sünnib, siis see saab temale. Kas sa märkad, mida ta peab uskuma? Seda, et sinu sõnad toodavad midagi. Sinu sõnad teevad midagi. Mõni ütleb, et algust ütleb, olgu sul usku Jumalasse. Siin ei ole isegi selles situatsioonis juttu, et Jumal teeb midagi. Jah, Jumal on selle taga, sest see on tema sõna. Ja see on Jumala väe tõttu, see asi sünnib. Aga sul on usku ka selles, et sinu sõnad, Jumal on andnud neile sellise kaalukuse, et need suudavad midagi teha. Amen. Nüüd vaatame natukene mõningaid printsiipe, just selle sama osalt natuke selle negatiivse külje pealt, mida sõnad võivad negatiivselt teha. Enne kui me selle negatiivse juurde veel lähme, vaatame mõningad muud printsiibid ka veel. Ja lähme Heebra kirja 3. peatükki. See ei ole Heebra 3.1, see ei ole võib-olla väga tuntud kirja kohta, aga see ütleb, sellepärast pühad vennad, taevase kutsumise osalised. Me oleme ka pühad vennad, isegi kui sa oled naisterahvas, siis piibel ikkagi nimetab sind ka vennaks. Tegelikult meil on piiblis isegi väljend olemas, õed ka korra jookseb läbi Uues Testamendis. Nii et selles mõttes selle vale seda kasutada, aga enamasti kasutatakse sõna vennad. Taevase kutsumise osalised, pange tähele meie tunnistuse apostlit ja ülempreestrit Jeesust. Nüüd ta nimetab Jeesust väga huvitavalt kombel ja nimetab, et ta on apostel. Nüüd, mis tähendab apostel tähendab? See sõna kui selline, mis ta oma sisu mõttes tähendab. See tähendab kedagi, kes on välja läkitatud. Me näeme siis ka apostlite teod, ütleme, ja seal on ka erinevad apostlid läksid ja kuulutasid Jumala sõna ja nad läkitati mingisugusele tööle. Nüüd see sõna tähendabki keegi välja läkitatu. Nüüd ta ütleb, ta nimetab teda meie tunnistuse apostel. Ehk siis, kui ma panen selle sama apostel sõna nagu tähenduses ja sisse, siis me võime öelda, siis meie tunnistuse välja läkitatu. Jeesus. Ja me näeme seda, et siis see, mida sina ütled, see läkitab või annab võimaluse Jeesusel midagi teha. Et see, mida Jeesus sinu elus teeb, sõltub sellest, mida sina usud ja mida sina ütled. See ei ole päris juhuslik. Sest kui sa said kristlaseks, siis mida sa tegid? Me just enne oli juttu siin, me rääkisime sellest, inimesed paluvad selle päästepalve või vahest me nimetavad patusepalveks, kuidas iganes ta nimetada seda, siis see inimene, mida ta teeb? Ta palub midagi konkreetselt ja ta ütleb välja sõnad ja ta usub neid. Ja talle sünnib see. Ta ütleb, Jeesus, tule minu südamesse, anna andeks mulle minu patud. Nüüd ei ole ilusad mingisugused kristlikud klišeed või fraasid, need on reaalsed asjad, mis ta saab, mille pärast, sellepärast, et ta neid asju ütleb. Ja siis ta ütleb, Jeesus, sina oled minu issand ja kujuta ette, selle sama sõna peale, selle sama asja peale, mida ta nüüd ütles ja palus välja, toimub midagi väga kapitaalset tema elus. See sama sisemine inimene, kes oli enne patune ja kes oli surnud Jumalale, ta saab luuakse uuesti. Ja see on midagi sellist, mida me silme ees ei näe, mitte midagi nagu erilist toimus, aga see on midagi täiesti kapitaalselt. Seal, kus oli ennem surm, nüüd saab olema elu. Seal, kus oli lahutus Jumalast, äkki ta on liidetud Jumalaga, seal toimub üks väga oluline looming ja see paneb paika selle inimese kogu igaviku. Ja see toimub mille pärast? Sellepärast, et ta uskus ja ta ütles. Ainult selle põhjal.
uskus ja ütles. Tänu Jumal, et Jumal on armuline, et kui mõnel inimesel ei ole mingil põhjusel, ma ütlen siis kas või tervisi pärast või midagi korrast ära tal ütelda, siis ta väljendab ennast kas või teist viisi. Mõned inimesed, kes isegi räägivad siis nende viipekeeles, ta võib siis ka uskuda ja viibelda. Jumal kirjutab selle täpselt samamoodi alla, sest see on viis, kuidas tema ennast väljendab. Ja kui mõni inimene isegi ei saa seda teha, siis ma usun, et töötab ka see, et ta tõesti, ma olen ühes situatsioonis olnud ühe tänasel päeval, küll ammu juba, täna ma võin öelda ka issanda juurde läinud inimesega. See oli Jüri Kriukov enne seda, kui ta lahkus. Paluti, et ma tuleksin tema juurde haiglasse paluda ja ma mäletan, mul oli väga tugevalt tol hetkel, ta ei saanud enam isegi rääkida, kui ta oli kõrivähk ja ta ei saanud rääkida isegi lihtsalt. Aga mul oli väga tugevalt südames, et paluda temaga just see sama patuse palve ja ma rääkisin talle väga lühidalt evangeeliumi ja ta ei saanud rääkida, aga ta sai noogutada, sai nõustuda. Ja ta tegi selle patuse palve just sellisel kombel ja sai päästetud ühel päeval seda taevas, kiitus Jumala. Nüüd sellises situatsioonis Jumal võib ka teha asju, kui muud varianti ei ole võimalik, aga põhiline on see, et inimene usub ja ütleb. Usub ja ütleb. Nüüd Jeesus teeb sinu elus ka tööd tänu sellele, kui sina midagi usud ja ütled, ta on sinu tunnistuse apostel. Nüüd siin ei ole mitte niivõrd juttu ainult patu tunnistamisest, vahest inimesed teavad sõnaga tunnistus seoses alati patu tunnistamisest, tunnistage oma patud. Meil on väga palju muid asju, see on ka usu tunnistamine on väga oluline. Vaata korra Heebra kirja 4.14. Et meil nüüd on suur ülempreester, Jeesus, Jumala poeg, kes taevad on läbinud, pane tähele, siis pidagem kinni tunnistusest, sest meil pole niisugune ülempreester, kellel oleks kaastundmust meie nõtrustega, vaid kes kõiges on kiusatud otse kui meie siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armujärje ette, et me saaksime halastust ja leiaksime armu oma abiks õigeks ajaks. Nüüd seesama 14 salm Lainut tõlgib selle natukene laiemalt ja ütleb niimoodi. Kuna meil siis on suur ülempreester, kes on juba läbinud taevad, Jeesus, Jumala poeg, siis hoidkem kindlalt kinni oma usu tunnistusest temasse. Hoidkem kindlalt kinni oma usu tunnistusest temasse. Nüüd, kui midagi peab kinni hoidma, siis järelikult on midagi sellist, mis üritatakse häirida, segada, raputada, kõrval tõmmata. Aga meil tuleb hoida usutunnistus, mis tähendab hoida, see on see, et sa räägid jätkuvalt samu asju. See, et sa ei hakka, nagu öeldakse, no aga olukorrad on sellised, aga elu on selline. Ja vahest ka kristlased on sedasi, et nagu elus tulevadki probleemid ja keerukad olukorrad ette, siis ütlevad, no aga mis mina saan teha, elu on ju siuke, elu on vahest raske. Sinu keel on see, mis määrab selle. Sina võid selle keelega suunata selle asja teistpidi. Ja Jumal, ma küsin, et kas Jumal ei saa siis muuta minu elu kergemaks. Kui sina otsustad tunnistada ja seda uskuda, siis ta teebki seda. Ja kui sinu suu räägib kogu aeg, et elu on raske ja elus on keerulised asjad ja mul läheb alati halvasti, siis tema on sinu tunnistuse apostel. Tema ei kirjuta selle alla, aga piltlikult võiks öelda, kui me räägime Jumala inglitest, siis Piibel ütleb, et ka nemad tegutsevad vastavalt sellele sõnale. Me ütleme vastavalt Jumala sõnale ja kus kohast just vastavalt Jumala sõnale häälele, see võib tulla ka sinu suust. Vahest mõni ütleb, et see on veider, et kas me anname inglitele käsklusi. Mingis mõttes küll võime teha seda. See on seesama just, kui sina räägid Jumala sõna välja, siis nemad kuuletuvad selle Jumala sõnale, mis võib ka tähtuda sinu suust. Amen. Nüüd vaata siin tagasi uuesti siis. Me peame hoidma sellest kinni. See tähendab seda, et sa räägid neid samu asju. Sa ei lase lahti, sa ei loobu ja sa ei hakka rääkima just häda, viletsust, ebaõnnestumist, läbikukkumist, haigusid, segadust, mida iganes, vaid sa hakkad rääkima seda, mida Jumal ütleb. Nüüd vaata veel, Heebra 10.21. Mõningad kirjakohad, mis on mingil määral sarnased, ütleb, et meil on suur ülempreester Jumala koja üle, astugem siis ligi tõelise südamega, täielikus usus südame poolest piserdamisega pühastatud kurjast südamenunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega,
pidagem kõikumata kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on see, kes seda on tõotanud. Jällegi, kas sa näed väga sarnast väljendit, pidagem kinni. Millest? Mitte patutunnistusest, vaid lootuse tunnistusest. See tähendab seda, et sinu suu räägib jätkuvalt seda, mida Jumala sõna on ütlemas. Amen. Jah, teatud kontekstis on vaja pattu tunnistada, aga see ei ole see põhikeskne asi, mida me kogu aeg tunnistame. Vahest mõned kristlased kogu aeg, kui nad lähevad veel Jumala ette, siis nad jälle leiavad midagi, mis pattu ma nüüd saan jälle tunnistada. See ei peaks olema keskne asi, millele mõtleme kogu aeg. Isegi, kui sa vaatad isegi meie isa palve eeskuju, siis seal ei ole ka kogu aeg see kõige esimene asi on see, et nüüd me ütlesime, mis pattu nüüd peab jälle andeks palume, mis pattu tunnistame. Ei, me näeme kiitust, ülistust, Jumala austust. Amen. Ja kui sul on asjad korras ära, siis sea need korda. Amen. Lisaks sellele üks asi veel, vahest mõni ütleb, et et kui ma tulen ja hakkan palvetama, et siis mul tuleb patud tunnistada, asjad korda seada. Kui sa oled midagi valesti teinud, sa peaksid selle korda seadma kohe. Mitte ootama seda, kui sa ühel päeval nii-öelda kirikusse saabuda, siis seal saab patu andeks paluda. Vaatame veel nüüd. Lähme õpetussõnade 12 ja 18. salmi. Siin on mitmed kirjakohad, mis on kindlasti sulle tuttavad. Ma arvan, et nad võiksid olla tuttavad. Ja siin ütleb niimoodi. Mõni paiskab sõnu otse kui mõõgapisteid. Millega ta võrdleb nüüd, meil tänasel päeval mõõka võib-olla väga sageli ei kasuta, aga ta räägib just sellest, kui inimesed ka võitlesid tol ajal, siis nad nii-öelda selle mõõgaga nii-öelda kemplesid ja pluss siis nad üritasid sellega ikkagi torgata seda inimest siis tappa, kes oli neile vaeline vastane. Nüüd, ja me ütleb, et ta võrdleb seda millega, et see sõnade rääkinud vahest mõned inimesed on, nagu öeldakse, nad pidevalt räägivad midagi üritavad nii-öelda torkida või midagi taolist. Ja siis ta ütleb aga samas vastandina, aga tarkade keel on terviseks. Nüüd, mulle meeldib jälle siin otsida üles laiendatud tõlke. See toob ühe huvitava nüansi siia juurde. Ütleb, on neid, kes räägivad hoolimatult, otse kui mõõga läbistamisega. Kuid tarkade keel toob tervenemise. Niisiis, kas sa märkad, sinu keeles on potentsiaal mõjutada mida? Sinu ihu olukorda. See, et sina järjepidevalt räägid, et ma olen terve. Ma olen vaba sellest haigusest. Jeesus on kandnud minu haiguse tõvel. Nüüd see ei ole ainult üks ilus, tore, vaimulik tunnistus, vaid see on midagi sellist, mida sa otsustad uskuda ja räägid seda järjepidevalt enda kohta. Ja see, mida see teeb, see toob sinu ihusse tervenemise. Ja sul on võimalik rääkida ka oma ihus organitega. Mul tuleb meelde näiteks, see on siis pastor Kenneth Kaasiku see ema ja isa. Nendel on üks hea harjumus. Ma ei tea, kui kaua nad seda teinud on, ikka päris arvestatava perioodi. Ja ise arvestatavas vanuses tänasel päeval, ma ei oska öelda, mis see võiks olla. Üle 80 kindlasti, arvatavasti, isegi rohkemgi arvatavasti. Ja kui me nendega kokku puutusime Ameerika Ühendriikides, siis nad on tugevad, väga nii-öelda innukad ja heas nii-öelda seisus oma tervisega selles mõttes, isegi selle vanuse juures. Ja nad iga hommiku nad ärkavad ülesse, nad räägivad oma ihu kohta ja peaaegu pealaest jalad allani erinevad asjad. See toimib normaalselt, minu mõtlemine on korras, minu aju toimib normaalselt ja pidevalt räägivad kogu oma ihuga nii-öelda erinevate aladega ja osside kohta, et need on terved, need on tugevad ja nad funktsioneerivad kogu aeg normaalselt. Ja nad on teinud seda juba aastaid, vist aastakümneid isegi kohati. Ja see on seesama, et surm ja elu on sinu keele võimuses. Ja sinu keel võib hoida tervenemist sinu ihus. Ja vahest inimesed, isegi siuksed rumalad fraasid, hakkan vanaks jääma, hakkan ära unustama. Stopp! See on sinu meelevallas. Ja kui sina tahad seda, siis pole midagi teha. Ja inimestel meeldib vahest rääkida just, me saame aru, inimesed, kes Jumalaga koos ei käi, nemad ei oska teistmoodi, ei tea paremini. Aga sina kristlasena peaksid aru saama, sinu sõnadel on väga oluline mõju sinu elule. Ja isegi kui sul on nii-öelda probleemi olnud sellega, et üks või teine asi ära ununeb, siis ütle julgelt, just vastupidiselt, ma ei unusta asju ära. Mul on hea mälu, amen,
ja mulle jäävad asjad meelde. Mul ütleb, aga mul nimed ei jää meelde. Otsusta, ütle teistmoodi, mul jäävad nimed meelde. Vahest Jumal annab sulle isegi täiesti strateegilise meetodi. Ma tean, mõned inimesed eriti, kui sa ütleme inimene, kes on suhtlemas paljudega, siis sul on vahest nimesid vaja meelde jätta. Siis see, et nii-öelda strateegiline on sageli see, et sa mõtled selle inimese peale ja kordad seda nime isegi kõvasti. See on väga lihtne printsiip. Piibel isegi õpetab seda natuke teistsuses kontekstis. Kui sa tahad midagi, miks saada inimest istutud, on see sama, et sa mõtiskled ja räägid teatud asju. Kas pole nii? Okei, lähme tagasi nüüd. Räägi Jumala sõna. Sinu keel toob tervenemise. Sinu keel võib tuua tervenemise sinu ihule. Amen. Vaatame korra Jakobuse 3. peatükk. Sest siin tuleb see sama printsiip uuesti. Siin ta räägib küll ka, mida negatiivset isegi sinu keel võib toota, aga siin on ka positiivsed asjad sees. Jakobuse 3.1. Mu vennad, ärgu püüdku paljud saada õpetajaks. Ma teen ühe väikse vahehüppe siia. Me peame teadma ka seda, mis on meie kutse ja roll Jumala riigis. Miks ta ütleb, et ärgu püüdku paljud saada õpetajaks? Vahetevahel inimestele meeldib seesama tunne, et sa oled kantslis ja sa oled inimeste ees. See ei ole tegelikult üldse lihtne ja mugav. Mitte niivõrd see kogu see jutlustamise asi kui selline, aga sellega kaasas on mitmed asjad, sellega on kaasas teatud vastutus. Näiteks kui vahemõte, ma üritan võib-olla mõne inimesel isu ära ajada isegi. mitte sellepärast, aga just see, et inimesed peavad tegema seda, mis nad peavad tegema. Kui sa oled kutsutud selles, siis sa pead seal olema. Kui sa ei ole kutsutud, siis sa ei pea selles olema. Aga vahetevahel inimestel meeldib see tunne, et sa oled inimeste tähelepanu all ja sa oled kantslis. Sellega käib kaasas teatud vastutus. Sellega käib kaasas see, et Jumal on kutsunud sind olema mitte ainult eeskujuks selles, et sa oskad ilusti rääkida, vaid eeskujuks olema ka selle elustiiliga, mida sa oled elamas. Ja see on tegelikult väga, väga oluline asi. See ei ole lihtsalt see, et räägid ilusa jutu ära, vaid see on väga oluline see küsimus, kas su enda elu ka peegeldab seda. Amen. Nüüd lähme tagasi siis siia. Sest te teate, et me saame seda suurema nuhtluse. See ongi tegelikult see, mis ta räägib siin. Ütleb, sest me kõik eksime palju. Kui keegi kõnes ei eksi, siis ta on täiuslik mees ja võib ka talitseda kogu ihu. Nüüd seletame selle korra lahti, kui sa näed piiblis väljendit, eriti Uues Testamendis täiuslik, siis tegelikult võib-olla parem oleks olnud, isegi kui ta oleks tõlgitud olnud, kui vaimulikult küps või täiskasvanud. Sest ta ei räägi siin, nagu öeldakse, täiuslikkusest selles mõttes, nagu nii-öelda kõik on ideaalselt, absoluutselt, filigaanselt korras, vaid ta räägib just küpsusest ja vaimulikust nii-öelda täiskasvanu olemisest. Ja siis ütleb, ja ta võib ka talitseda kogu ihu. Kas sa märkad, et ta ei ütle, et automaatselt talitseb? Ta võib talitseda. Tähendab seda, kui me loeme uuesti selle fraasi peal, kui keegi kõnes ei eksi, siis ta on täiuslik, ehk siis nii-öelda küps mees ja võib ka talitseda kogu ihu. Tähendab seda, et ta võib seda teha, aga ta ei pruugi seda teha. Aga me näeme, et see potentsiaal on olemas. Sul on võimalik oma suusõnadega panna oma ihu tegema seda, mida sina tahad. Ma toon sulle hoopis teise kõrvalteema vahest. Mõndadele inimestele meeldib, on teatud mingisugused eelistused, mis, ma ei tea, mingid toiduained või asjad, mis neil meeldib süüa. Ja mingil hetkel vahetevahel tavaliselt ütleme inimesed kas või oma lapsepõlves või mingil hetkel neil tekib mingisugune ebasümpaatia mingisuguse toiduaine suhtes. Ja siis nad kogu aeg korrutavad. Mulle ei meeldi need tomatid. Üldse ma ei taha neid tomateid süüa, mis iganes. Ja järgmine kord, kui need tomatid on laual, ta lükkab need kohe kõrvale. Ja nagu öeldakse, ja ütleb jälle uuesti seda. Ja siis nagu öeldakse, mingi aja pärast on jälle ühine koos, võib-olla kuskil söömine, keegi on teinud tomatitest midagi süüa, salatit või mida iganes, aga mulle ei meeldi tomatid. Ja ta tunnebki seda, et see on ebameeldiv. Ja ta paneb selle suhu ja see on vastik. Ja see, mis asi see on? Ta on kontrollinud oma ihu oma suusõnadega.
Nüüd, mida Jumala sõna ütleb, et nagu kes saab ajalt nüüd tomateid sööma, ma loodan, ma kellelegi liiga palju varvastele ei astu. Ja see ei ole kohustuslik ilmselgelt, aga iva on selles, on terve hulk toiduaineid ja asju, mis on vajalikud ja kasulikud sulle. Ja see ei ole üldse paha, et sa võiksid neid süüa ikkagi. Amen. Ja kui sa oled aru saanud, et see on kasulik ja sisukas ja mõttekas toiduaine, siis ma arvan, enamasti ei pea keegi tunnistama, Jeesuse nimel mulle meeldib komm, mulle meeldivad šokolaadikommid, Jeesuse nimel ma võtan selle vastu, see on minu oma. Enamasti ei pea seda tegema, sest liha on selle suunas, nagu öeldakse, tõmmatud, seal on võib-olla teistpidi vaja tunnistada, et nagu öeldakse, mulle liiga palju ei meeldi neid ja mitte nii-öelda mõõdukalt ja mis iganes. Aga mõningaid muid asju vahest. Ja sul on võimalik kontrollida oma meeldivusi, oma ihu ja neid asjad, mis sul meeldib süüa. Amen. Ja isegi kui kellelgi inimesel on, ütleme, ka mingi meditsiiniline põhjust, vahest, ütleme, öeldakse vahest, et mingi allergia või midagi taolist, siis sellegi poolest ära kirjuta alla sellele, et see peab nii jääma. Hakka rääkima teistpidi. Amen. Ja ära lase sellele emotsioonilisele mõttele ennast valitseda kogu aeg. Amen. Ja mingi hetkel sa oled selles kohas ja plaksti sa võid seda toiduainet süüa. Sest Jumal teeb midagi üle loomulikkus, aga sul on vaja sageli seda just rääkima hakata, sest sinu ihu on sinu keele kontrollida. Amen. Sina võid rääkida asju välja, selle asemel, et rääkida, ma ei taha, mulle ei meeldi, see on vastik, vaid räägi seda, kui see on kasulik, kui see on vajalik, ma otsustan seda süüa. Amen. Ja see on tegelikult attituudi küsimus ja see ei ole nii-öelda elu ja surma küsimus, kas sa seda toiduainet sööd või toda toiduainet sööd, aga vaate vahel on mõningad asjad, mida sul on vaja. Kui me sellest toiduainest räägime, siis ka, vaate vahel inimesed teevad selle ümber väga palju igasuguseid nii-öelda imeasju ja igast õpetusi ja keerukad teemast. Ja esimest inimesed küsivad, et nagu, pastor, kas ma võiksin, kas selle asja söömine on hea ja kas see on paha ja kas too on hea ja mis iganes. Ja just hiljuti juhtlasin ühe inimesega. Ta vist on interneti piiblikooli õpilane. Ja lihtsalt helistas, et tal oli üleüldiselt mingid küsimused nii-öelda seotud erinevate selle õpetatud teemadega. Ja siis muuseas ka ikka jõuluaeg on tulemas. Kas ma võin, kas see verivorsti võib süüa? Ja kristlastel on kohe see teemaks. Mida ütleb Uus Testament? Ta ütleb, et sööge kõike, mida lihaturul müüakse. Nüüd ta ei ütle, et see kohustuslik, eks ju. Meie peres on selles mõttes nii-öelda erinevad meeldivused selle koha peal. Mina näiteks söön verivorsti, Kai ei söö verivorsti. Üldiselt talle ei meeldi enamasti see. Nüüd mõni ütleb, kas sa viibisid posttegudes, ta ütleb, et hoiduge verest ja mida ta veel ütleb selle? Ta käsib seal porduelust ka hoiduda. Ja siis millest ta veel käskis oli? Lämbunust ka tuleb hoiduda. Mis jaoks need sinna kõrvale panduda? Oleks tark teada, miks need seal reas kõik 3 tükki koos on. Ja miks me ei näe seda keeldu või seda asja enam hiljem nii-öelda kogu aeg korrutatuna, sellepärast, et me näeme, see oli tegelikult sealses piirkonnas ebajumala teenistus, millest see põhimõtteliselt koosnes. See oli see, et seal nendest kultuslikest templites olid templi prostituudid, siis seal oli ka vere joomine ja siis seal oli ka siis teatud tüüpi selle liha söömine. Ja see oli see sama kupatus, millest ütlesid, et hoidke eemale. Mõni ütleb, et aga veres on ju hing. Vanas lepingus räägitakse sellest küll, aga see ei ole see, et kui sa peaks verivorsti sööma, et siis see sea hing ronib sinu sisse. Unustage ära. Nii et kui sulle meeldib, võid rahus süüa ja kui sa ei otsustad, et sa ei meeldi, ei pea sööma. Ja ongi kogu rahu. Ja üldse me ei pea tegelikult nende toiduainete ja söömiste ja joomiste ümber liiga palju probleeme tekitama, sest see ei ole keskne teema üldse piiblis. Amen. Inimestel meeldib ühte asja süüa, teisele meeldib teist asja süüa. Mina olen isegi konnajala ära proovinud ja isegi läks alla, aga ma arvan, et mõni inimene ei sööks sükest asja, ei ole kohustuslik. Amen. Ja selles mõttes, et sa pead ära tabama need asjad, et nagu nii-öelda, aga saame, läheme tagasi selle juurde siis. Sinu ihu on sinu keele meelevallas või selles mõttes sina võid suunata, mis sinu ihus toimub. Ja see ei ole juhuslik, see ei ole lihtsalt see, et nagu, mis ma saan teha, mulle lihtsalt see asi ei meeldi. Saad küll teha. Kui sa leiad, et see on vajalik, kasulik toiduaine, mida sa peaksid tarbima ja mis võiks olla sinu ihule oluline, siis räägi, mulle meeldib see. Amen. No see hoiab mind lausa okselest, siis muuda oma tunnistus. Kui see on kasulik ja sisukas toiduaine, siis räägi, mulle meeldib see ja muuda oma otsus.
Amen. Ja su emotsioon muutub ka. Tõsimeeli. Ja on inimesi, kes on mingil perioodil öelnud, et seda asja mulle üldse ei meeldi süüa ja seda ma ei taha süüa. Ja ta on saanud targemaks, et see on kasulik, see on vajalik ja ta hakkab seda sööma. Miks pärast? Ta otsustab ümber ja see ongi sinu suunata. Need ei ole lihtsalt suvalised asjad. Lähme tagasi korra. Nüüd sa võid talitseda kogu oma ihu. Ma olen siis Jakobuse 3 ja 2. salmi lõpus. Kogu ihu. Nüüd kõik, mis on seotud sinu füüsiliste ka harjumuste ja meeldivustega, seda on kõik võimalik talitseda millega? Suusõnadega. Ka kui me räägime isegi nimetame neist vahest, mõned nimetavad neid sõltuvusteks ja kõik seda asjad. Ka neid on võimalik talitseda oma suusõnadega. Ja inimestel on vahest just seesama, et kui on mingisugune harjumus on sees nii-öelda kujunenud, kui me rääkisime just kas või söömisest, siis on võimalik hakata rääkima ja see asi muutub. Amen. Hakata rääkima õigeid asju, hakata rääkima seda, mis sa tahad näha, mitte seda, mis sa tänasel päeval näed, vaid seda, mis sa tahad näha. Vaatame korra veel edasi. Kui me paneme suulised hobustele suhu, tänapäeval me ei puutu sellega võib-olla väga palju kokku, aga mul meeldib ikka seda seletada, ma ei ole spetsialist hobuste alal, aga põhimõtteliselt pannakse nendele hobustele, tänasel päeval vist ka isegi natukene, sükene metallist, süke ümar pulk siia nii-öelda hammaste vahele nii-öelda ja tõmmata, kuna hobusel on hästi pikk suu, siis ta läheb siia igemete taha ja kui sellest nii-öelda ratsmetest tõmmatakse, siis see pulk vajutab talle siia täiesti siia igemete taha selle peale ja tal on üsna ebameeldiva valus. Ja mis see on, et algusesse pannakse just treenimise puhul ja et kui tõmbatakse ühest poolt, siis ta tunneb siit poolt rohkem valu ja teiselt poolt tõmbatakse, siis tuleb teist poolt ja saab aru sellest, et nüüd peab sinna pöörama või nüüd peab sinna pöörama, eks ju, ole nii. Nüüd see, millest ta räägib siin tegelikult. Ja ta räägib just seda sama, et nüüd seesama sinu keel on võimeline suunama, mida? Ka sinu elu. Vaata, ta ütleb siin, ma loen selle lõpuni. Paneme siis suulised hobustele suhu, et nad oleksid meile sõnakuulelikud, siis me juhime kogu nende keha. Me näeme siis, me võime selle looma keha juhtida või tema ihu, siis teda liikuma panna sellesse või sellesse suunda ja sinul on võimalik ka oma suusõnadega juhtida kogu oma elu. Amen. Kui sa ärkad hommikul üles, sa ütled, ma teen Jumala tahet. Ma käin Jumala plaanis. Nüüd su elus võib tulla erinevaid olukordi ette, igasuguseid tõmbeid ja inimesi, kellega sa kokku puutud ja vahest võid teha isegi valesid valikud, aga kui sina oled rääkinud õiget suunda, siis Jumal hoolitseb selle eest, et sa teed seda ja see sünnib. Amen. See on väga oluline, et me räägime seda. Ja kui inimesed räägivad, nagu öeldakse, ei me ette tea, siis nad on väga palju lükata igasugustest asjadest. Ja see on oluline, et su suu räägib seda, mida Jumal ütleb, mitte seda, mida olukorrad ütlevad. Vaata edasi, ta ütleb, vaata laevugi, need küll on suured, kangest tuultest aetavad, juhitakse üsna väikese tüüriga sinna, kuhu päramehe tahtele meeldib. Nüüd tuleme natuke, mõtleme selle tolle ajastu peale. Enamasti olid siis purjelaevad, mitte kõik, aga ütleme mingi osa neist kindlasti, mõned olid lihtsalt aerudega. Aga need, mis olid laevad, siis ikkagi neil olid purjed peal. Ja kaks elementi, mida siin mainitakse, üks on siis tuultest aetavad järelikult siis purjelaevad ja teine asi oli siis see sama tüür, mis seal oli seal taga. Üldjoontes siis sükene puidust, iganes lapakas, mis oli suurem ja väiksem, sõltuvalt laeva suurusest ja see oli seal taga ja siis see tüürimees siis sõltuvalt jälle laeva suurusest oli mingil kombel selle korraldatud, oli võimalik siis isegi selle laeva, mis selle asjanduse nimi on, see rool, mida mõnetakse, see on vist teine nimi. Mis iganes. Sellega nii-öelda võimalik seda mõjutada, mis suunda ta keerab. Ja see laev läks sellesse suunda, kuhu seda väikest laevatüüri suunati. Laev oli hästi suur ja tuul puhus teda, mis iganes moodi üritas, aga tüür hoiti õiges kohas ja see laev läks just sellesse suunda, mis suunas teda hoiti. Nüüd, millele see räägib? Võib olla olukordi, võib olla probleeme, võib olla raskusi, võib olla erinevaid asju, mis üritavad meid lükata ja tõmmata ühest suunda, teise suunda, aga sa paned oma keele nii-öelda paika, ehk siis ta räägib sellest, see, mida sa räägid ja ütled ikkagi jätkuvalt edasi seda, mida Jumal on öelnud sinu kohta. Amen. Sa ei hakka ütlema kogu aeg, et mul on ikka nii raske ja elu on nii keeruline, mis iganes.
kui sa selle olid välja öelnud, aga siis ütle, aga Jumalal on lahendus minu jaoks. Amen. Mõni ütleb, et ma ei tohi negatiivseid asju üldse rääkima. Mõni ütleb, et kuule, ma ei saagi üldse pastori jutule minna, et palvetades ma ei tohi öelda, mis halba asju mul on toimumas. Ei, sa ütle oma halba asi ära ja nüüd ütle, mida sa otsustad uskuda. Kuhu suunas sa otsustad oma tüüri keerata? Kuhu suunas sa otsustad liikuda? Selles ei ole midagi valet, sest me näeme ka Paulus ütleb mingis situatsioonis, et me oleme ühes keerulises olukorras ja teises keerulises olukorras, aga siis ta ütleb, aga me ei loobu, aga me ei löö käega. Amen. See ei tähenda seda, et sa ei või oma palve soovi välja tuua, võid öelda, et kuule, sükene probleem on, sükene keerukas olukord. Jah, sa ütlesid välja, aga nüüd ma kavatsen sihtida ennast kuhu sellesse suunda, mis Jumal tahab mind viia. Ja see on see sama asi tegelikult, et sa just hoolimata olukordadest hoiad selle laevatüüri õiges suunas. Nii, vaatame edasi. 5. salm. Nõnda on ka keel pisuke liige kiitleb suurist asjust. Vaata, kui pisuke tuli süütab suure metsa. Samuti on keel tuli, on maailm täis ülekohut. Keel meie liikmete seas saab selliseks, mis reostab kogu ihu ja süütab põlema eluratta, nagu ta ise on süüdatud põrgust. Sest kõikide nii hästi metselajate kui lindude, nii hästi roomajate kui mereelajate loomu võib inimese loomujõud talitseda ja on talitsenud. Kuid keelt ei suuda ükski inimene talitseda, seda rahutut pahategijat täis surmavat mürki. Nüüd see fraas ei suuda ükski talitseda, kui sa vaatad konteksti, siis tegelikult ta räägib oma loomujõuga, oma ainult oma lihtsalt mentaalse tahtega. Vaid see käib Jumala sõna ja Jumala vaimu läbi tegelikult. Nüüd vaata edasi. Sellega me täname Issandat ja Isa ja sellega me sajatame inimesi, kes on loodud Jumala sarnaseks. Nüüd ma toon sulle uuest telkes, kui sul isegi see käepärast on selle 9. salmi välja, ta ütleb, selle samaga me õnnistame Issandat ja Isa ja selle samaga me neame inimesi, kes on sündinud Jumala sarnasteks. Ühest ja samast suust tuleb õnnistamine ja needmine, nii ei tohi olla mu vennad. Ma lugesin uut tõlget praegu siis. Kas sa märkad, sa võid needa ja sa võid õnnistada, ütleb, et ühest ja samast suust ei tohiks tulla. Mis asi on see needmine ja mis asi on õnnistamine? Õnnistamine on tegelikult just võidu rääkimine, see räägib seda, et Jumal on sinust tegutsemas, Jumala vägi on sinust tegutsemas. See on tegelikult see, et sa räägid Jumala sõna printsiipe enda koht välja. Needmine on tegelikult see, et sa räägid hävingut, läbikukkumist, ebaõnnestumist. Ja see ei tohiks olla mõlemad asjad meie suus vaheldumisi. Ja mis see tähendab, kui süke asi ikkagi on kristlase elus, et ühel päeval ta räägib, ma olen võidukas ja peale koosolekut on nii põnevil ja kiitus Jumalale, ma saan hakkama ja ma murran läbi ja ma olen terve ja mis iganes. Ja siis läheb paar päeva möödas ja ütleb, kõik on nii paha ja kõik on halb. Siis mis see tegelikult tähendab? Kujutame, et me käisime ka just, sõitsime üle lahe Soome poole, et see sama laevatüürimees jõuab sinna keskpaika, ütleme Soome-Eesti vahele ja on väga udune ilm. Ja ta ei näe ei ühte kallast ega teist kallast. Ei ühtegi saart ega mitte midagi ei näe, kõik on udu. Ja tal on seal, tänapäeval on, ütleme, seal radarid ja muud aparaadid olemas. Siis, mis ta teeb? Et ei näe Soomet, ei ole Soomet, ei saa kuskile sinna Helsingisse minna, kõik on nii udune ja siis keerab oma tüüri teist pidi. Seal kuskil oli ikkagi Eesti, lähme sinna poole, ja ta ei jõuagi sinna kohale, sinna Helsingisse. Sellepärast, et ta keerutab oma laevatüüri alguses ühele poole ja teisele poole, sõltuvalt sellest, mis ta näeb või mis ta ei näe. Ja vahest kristlased teevad täpselt samamoodi. Aga ma palusin ja no ikka on see häda on, ikka need haigused, ikka need valud, ikkagi seda ei ole juhtunud ja seda ei ole sündinud ja mis iganes. See on täpselt see sama asi. Sa olid õiges suunas liikumas, sa olid õiges suunas sihtimas, su laev oli juba minemas, jõudmas sinna õnnistuseni, jõudmas selle kohani ja nüüd sa keerasid otsa ümber ja hakkasid jälle tagasi panema. Ja mõned kristlased sõidavad oma elumerel just niimoodi ringi ratast, edasi ja kunagi ei jõua sinna sellesse õnnistuse sadamasse, sellepärast, et nende tunnistus muutub. Mulle meeldib, ma räägin ikka uuesti ühe tuntud loo, enamus teavad seda, aga see printsiip lihtsalt kulub sulle ära. Elasin kunagi Tallinnas 13-korruselises majas. Siin üsna lähedal, siin kuskil, see on seal pool vist ja Mustamäel. See maja isegi siiamaani alles. Tollal ajal meil vallaline oli juba ka pastori ametis ja
meil oli, ma elasin 13. korrusel, kõige viimasel korrusel. Ja kui sa läksid, loogiline, et sõitsime liftiga ülesse. Paar korda me proovisime ilma ka. Ja põhimõtteliselt kasutasid liftis 2 nuppu enamasti. Üks oli siis 13. korruse nupp ja teine oli 1. korruse nupp. Ja ühel päeval peale vist oli see koosolekud või mis iganes, astusin lifti sisse ja vajutan lifti nuppu. Ja kuhugi ei sõida lifti. Mõtlen, mis jama see on, miks ta ei sõida kuhugi. Vajutan uuesti lifti nuppu. Ikka ei sõida. Siis mõtlen, mis jama see on? Sest tuleb meelde, lihtsalt tead, mõte on kuskil mujal. Vajutad kogu aeg seda 1. korruse nuppu ja mõtled, et miks ma kuhugi ei sõida. No väga loogiline, et sa ei sõida. Ma vajutasin 13. korruse nuppu. Näe, hakkas kohe liikuma. Ja samamoodi väga paljud kristlased kogu oma elu kogu aeg vajutavad selle 1. korruse nuppu. Ma olen nii haige. Mul on nii paha, mul on nii vilets, mul on nii keeruline, ma olen nii segaduses, ma ei tea, mis ma pean tegema. Oi, elu on ikka raske. Ja miks ma kuhugi ei sõida? No miks mu elus asjad paremaks ei lähe? No miks mul ikka nii raske on? Miks ma nii haige olen? Ja 1. korruse nuppu vajutame ja kogu aeg küsime, aga miks ma ei sõida? Äkki peaks vajutama seda, kuhu sa tahad jõuda, mitte seda, kus sa oled. Amen. Hakka vajutama seda, kus sa tahad jõuda. Kus sa tahad jõuda? Ta räägib ka keeles, kui laevatüüris, see räägib sellest, mis suunab meid kuhugi suunas. Amen. Kuhu sa tahad jõuda? Sinna, et ma olen terve. Siis hakka rääkima seda, kuhu sa tahad jõuda, mitte seda, mis sa täna näed. Hakka ütlema igal hommikul Jeesuse haavade vermete läbi mulle on tervis tulnud. Mõtisklen nende kirja kohta üles. Kui sa hommikul ärkad üles, siis kõige esimene asi ei ole mitte Facebooki vaadata. Kõige esimene asi oleks vaadata, mida Jumalal on sinule tänaseks päevaks öelda. Amen. Väga paljud inimesed elavad selle peale, et nagu öeldakse, silm läheb lahti ja näpp tahab kohe liikuma hakata. Aga midagi olulisemat on Jumalal sulle öelda. Amen. Ja sa teed lahti ja hakkad seda ütlema. Ja hämmastav on see, kuidas sinu lift hakkab liikuma. Hakkab liikuma ja sa hakkad nägema asju, mis hakkavad muutuma. Sinu ihu hakkab teistmoodi käituma, sinu mõtlemine hakkab teist suunas liikuma. Ja mõni ütleb, et millal see ükskord juhtub. Ära ole selle pärast mures. Hoia oma tunnistust. Hoia seda õiges suunas ja sa sõidad sellesse suunda. Ja varem või hiljem sa saad selles kohas ka reaalselt tulema kohale. Amen. Ja sellepärast ta ütleb ka, et sellest samast suust ei tohiks lähtuda õnnistus ja needus, et me keerutame oma laevaga edasi-tagasi, vaid me hoiame seda tunnistust, seda õnnistuse tunnistust. Amen. Kiitus Jumalale. Lähme õpetussõnade 18:20. Seda kirja kohta ei saa ka lugemata jätta selle teemaga seoses. Nüüd kas pole huvitav, see on Vana Testament isegi. Jumal oli need printsiibid juba siis paika pannud. Amen. See on ajaliselt päris ammu juba tegelikult kirjutatud. Ja siin ta ütleb õpetussõna 18:20. Oma suu viljast saab mehe kõht täis. Ta küllastub oma huulte saagist. Kas pole huvitav, et sinu suu võib vilja kanda? Ja siis ta ütleb järgmise fraasi siin. Surm ja elu on keele võimuses ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja. Nüüd vahest inimesed leiavad, see minust on, mõtle, kus see on. Heebrea kirjas peaks see kuskil olema. Tegelikult ma ei tea, kas meil eesti keeles isegi ütleb päris niimoodi. Aga mõndale otsivad välja, kui üks kirja kohta ütleb konkreetselt Heebrea kirjas, minust peaks olema rohkem inglise keeles isegi variandis. Ja inimesed ütlevad, et meil kõigil on määratud kord surra. Üldjoontes sarnane mõte seal on tegelikult. Nüüd, jah, tõesti on see kord, aga sa tead seda, et see päev ja hetk ei ole määratud. Ühel päeval su füüsiline elu siin maa peal saab otsa, aga see päev ja hetk ei ole määratud. Sest ta ütleb, et surm ja elu on sinu keele võimuses. Ja kui sina räägid seda, et eks me hakkame vanemaks jääma ja viletsamaks jääma ja mis iganes, siis sul on võimalik kahjuks sellega oma elu lühendada. Aga kui sinu suu räägib pika eaga ta täidab mind. See on Jumala sõnast pärit muuseas.
Pika eaga ta täidab mind ja annab mulle näha oma õndsust või oma päästet tegelikult, ütleb ta siis. Mis see tähendab? Kui sa vaatad seda piibli kontekstis, sõna pääste räägib kogu seda kupatust, mis kuulub sulle tänu sellele, et Jeesus on kandnud sinu haigused, kandnud sinu vaesuse. Amen. Ja andnud sulle ka igavese elu. Pika eaga ta täidab mind ja annab mulle näha oma päästet. See on midagi sellist, mis Jumal tahab, et sa võiksid näha ja sa elad pikaealiseks ja tervena. Amen. Nüüd mõni küsib, et aga kas kõik on elanud alati niimoodi? Iva on selles, et kui sina otsustad selle välja sihtida, siis sina võid olla see, kes elab pikaealiseks ja tervena. Ja kui sa ühel päeval lahkud, sa võid minna tervena. Mõtled, et enamus inimesed ikkagi ju lahkuvad sellepärast, et haigus on neid üle võtnud. Nüüd see ei pea nii olema. Ja samas, kui me seda ütleme, siis ma ei ütle seda mingisuguse süüdistuse või hukkamõistuna kellegile. Kui keegi on läinud issand juurde, kiitus Jumala, aga sellegi poolest Jumala parim plaan on see, et sa võid pikaealine olla ja terve. Amen. Ja tugev. Amen. Ja vaata, mulle meeldib lugeda siin selle sama kirja koha pealt päris palju erinevaid tõlkeid. Need on vahest väga värvikad tõlked mõned. Näiteks niisugune tõlge nagu Living Bible. Need on nüüd natukene, kuidas see keerulisem sõna vist on, parafraseeritud tõlked. Need on niisugused, mis natukene lubavad enesele vabadust, et nad annavad edasi selle mõtte ja ka nad üritavad, natuke sõnastavad seda ümber. Et sellepärast sa ei saa öelda, et see on nüüd nagu ülitäpne, aga ta annab nagu seda asja sisu edasi. Ja ta ütleb niimoodi, see Living Bible. Need, kes armastavad rääkida, kannatavad selle tagajärgede all. Inimesed on surnud selle tõttu, et nad räägivad valesi asju. Päris tõsine jutt. Kas pole nii? Et eriti, nagu öeldakse, just, kes armastavad rääkida. Grete Heigenil oli üks positiivne harjumus, mida ta aeg-ajalt jutlustas ka maininud, on see, et kui ta oli ka teiste jumalasulastega koos, siis ta oli, kui temalt otseselt midagi ei küsitud, ta oli vait ja kuulas. Sest et ta oli ühel printsiibile pihta saanud. Sa õpid asju juurde siis, kui sa kuulad teisi, mitte siis, kui sina ise räägid. Üllatus. Kas pole nii? Kui sa tahad õppida juurde, siis sul tuleb ise vait olla, sest et see, mis sina räägid, seda sa juba tead. Enamasti, ma loodan. Sama aru, jätame selle üleloomuliku elemendi ära praegu, aga üldreeglina, nagu öeldakse, need asjad on need, mis on sa juba tead. Kui sa tahad õppida, nüüd sulle tuleb vait olla ja kuulata kedagi. Amen. Nii et järelikult kuulamine on kasulik, on kogu aeg ise rääkimine. Aga nüüd ta räägib just nendest, kes on armastavad rääkida või kes on sellised lobisejad tegelikult. Ja ta ütleb, et sellel on tagajärjed. Miks? Ta räägib just negatiivsetest tagajärgedest. Vahest mõned ütlevad, eestlased on kuidagi nii väga vaiksed. Ma arvan, et see ei olegi paha alati. Kui sa nagu oskad õiges kohas hoida oma suu kinni ja mitte liiga palju seletada. Amen. Nüüd loen sulle veel mõned huvitavad tõlke. Message Bible. See on niisugune ka jällegi väga palju ümber sõnastatud võib-olla tõlge. Ütleb niimoodi, sõnad tapavad, sõnad annavad elu, need on kas mürk või vili, sina valid. See on ka niisugune hästi värvikas tõlge, aga me näeme seda, et sinu sõnadel on võimekus lausa tappa, aga samas teise külje pealt anda ka elu. Või siis see võib olla lausa mürk. Nüüd ma ei räägi ainult sellest, et see solvab kedagi, keegi tunneb ennast pahasti, vaid see on midagi palju enamat. See võib olla väike osa sellest. Ja samas see võib olla mürk või siis ka hea vili, mida keegi võib süüa. Nüüd niisugune tõlge veel, ma ütlesin ühe välja, mis minu üks lemmikuteks on viimasel ajal saanud. Inglise keeles on niisugune tõlge nagu passion. Ja see ütleb niimoodi selle sama salmi. Sinu sõnad on nii vägevad, et need kas tapavad või annavad elu ja lobisev inimene lõikab oma tegude tagajärgi. See on ka väga hästi öeldud tegelikult. Et sõnad on nii vägevad, et need kas tapavad või annavad elu ja lobisev inimene lõikab oma tegude tagajärgi. Nagu öeldakse, lobisemine ei ole hea asi. Amen. Nüüd vaatame korra 4. Moosese raamatusse. See on üks huvitav lugu, et me näeme üks asi, mis peaga meeles seda.
vahetevahel, kui me loeme neid lugusid, ütleme, mis iganes 4. Moosesest või kuskilt iganes Moosese raamatutest, siis vahest see tundub nagu see on, kuidas see on nii ammu ja see kõlab nagu rohkem nagu muinasjutu moodi või ei, see on reaalselt toimunud sündmused. Ja need on reaalsed inimesed, reaalselt, kes käisid nii-öelda, kas nad alati isegi koos Jumalaga käisid, aga ütleme, puutusid Jumalaga kokku. Ja 4. Moosese 13:27 ja nüüd siin Mooses saatis välja need, meil vana tõlge nimetab need siis maakuulajateks, ehk siis nad tegelikult olid põhimõtteliselt luurajad tänapäevases kõnepruugis, kes pidid nii-öelda vaatama seal maal ringi, mis on toimumas ja samas ise nii-öelda varjule jääma, selles mõttes ära ennast mitte nii-öelda reetma. Nad olid nagu luuraja ametis, et vaadata, mis seal siis on toimumas ja mis seal on. Ja nüüd tulevad tagasi sinna Moosese juurde, neil oli 12 tükki, siis nad ütlevad niimoodi, ja nad jutustasid temale ning ütlesid, me jõudsime sellele maale, kuhu sa meid läkitasid. See voolab tõesti piima ja mett. Siin on selle viljad. Ma teen korra pausi, ma ei saa sellest fraasist üle lugeda, ilma mõningaid asju mainimata. Tänasel päeval on väga palju igasuguseid toitumisnõustajaid, kes teevad maha väga palju selliseid toiduaineid, mis on tegelikult Jumala sõnas vägagi positiivses valguses. Üks neist on piim ja siin on teine asi on ka mesi. Kui Jumal nendest asjadest räägib kui ühest õnnistusest ja positiivsetest asjadest, siis need on need asjad, mida tasuks tarbida. Amen. Ja kõigist nendest tehtud tooteid ka. Ja et selles mõttes selles olla inimesi, kes ütlevad sulle ühte ja teist ja kolmandat ja üritavad sellest piimast viimasegi rasva törtsu välja võtta. Joo piima ja söö ka mett, ma arvan, et see rahulikult. Ja selles mõttes mõlemad need on kasulikud ja vajalikud toiduained. Sa ütled, see on vasikute jaoks mõeldud. Ei, see on sinule jaoks ka hea. Jumal arvas ka, et see on hea sulle ka. Okei. Vahemõte siia lihtsalt. Aga nüüd me näeme, see positiivne hinnang on siin sellele asjale antud ja ütleb niimoodi, kuid rahvas, kes elab maal, on tugev ja linnad on kindlustatud ja väga suured. Me nägime seal ka Anaki järeltulijaid, lõunamaal elavad amalekid, mäestikus elavad hetiidid ja puuslased ja emorlased, mererannas ja Jordani ääres elavad kaananlased. Muidu kui need Anakid, kellel ta viitab, need olid need ekstra pikad inimesed. Need olid need sarnane, nagu ütleme siis see koljatki oli, kuskil 3 meetrine midagi taolist. Ja siis ta ütleb 29 lõunavale, siis elavad amalekid, mäestikus elavad hetiidid ja puuslased, emorlased, mererannas ja Jordani ääres elavad kaananlased. Siis Kaalep vaigistas rahvast Mooses ees ja ütles, mingem siiski sinna ja vallutagem see, sest me suudame selle alistada. Aga mehed, kes olid käinud ühes temaga, ütlesid, me ei või minna selle rahva vastu, sest ta on vägevam meist. Ja nad levitasid Iisraeli laste ees laimu maa kohta, mida nad olid uurinud öeldes. Maa, mille me uurides läbi käisime, on maa, mis neelab oma elanikud ja kogu see rahvas, keda me seal nägime, on pikakasvulised inimesed. Me nägime seal hiiglasi, Anaki poegi, hiiglaste soost. Me olime iseendi silmis nagu rohutirtsud ja samasugused olime meie ka nende silmis. Nüüd vaatasid nõksu edasi 14. peatükki ja esimesest salmist. Nüüd nad on rääkinud neid põhimõtteliselt nii-öelda nendest suurtest probleemidest ja suurtest raskustest, mis seal kõik maal ees ootamas on, mille tõttu nad eesku ei saa vallutada seda maad, mis Jumal tegelikult oli plaaninud neile anda. Ja siis ta ütleb 14.1. Siis terve kogudus tõstis valjult häält ja rahvas nuttis see lööl. Kõik Iisraeli lapsed nurisid Moosese ja Aaroni vastu, terve koguduse ütles neile, oleksime ometi surnud Egiptuse maal või siin kõrbes. Oleksime ometi surnud. Nüüd, kas sa paned tähele seda, mida nad ütlesid? Nende suu räägib, mida? Surma. Ja kui sa ütleb, et oleksime ometi surnud, kus kohas? Egiptuse maal või siin kõrbes? Nüüd, miks Jehova viib meid sellele maale, kus me langeme mõõga läbi, meie naised ja lapsed jäävad saagiks? Meil oleks parem minna tagasi Egiptusesse. Nad ütlesid üksteisele, valigem pealik ja mingem tagasi Egiptusesse. Nüüd, kogu see lugu läheb veel edasi, võid neid detaile siin lugeda ja lähme korra siit edasi 4. Moosesse siis 14 ja 20. Jumal sai kogu selle asja peale vihaseks.
Sest see ei olnud mitte esimene kord, kus nad olid uskmatust rääkinud ja nii-öelda hirmu rääkinud. Ja tegelikult seesama fraas, just seesama, et oleksime ometi surnud, ei olnud mitte esimesi kordi nende suus. Ja nüüd ta ütleb siin 20. salmis, Jehova vastas, ma annan andeks. Me näeme siis, Mooses palus selle rahva eest, et Jumal annaks neile andeks nende nii-öelda uskmatus ja ka see, mis nad on rääkinud. Siis tuleb, aga nii tõesti, kui ma elan ja kogu maailm on täis Jehova auhiilgust, ükski neist meestest, kes on näinud mu auhiilgust ja tunnustähti, mis ma tegin Egiptusest ja kõrbes, aga kes sellest hoolimata on mind kiusanud 10 korda ega ole võtnud kuulda mu häält, ei saa näha maad, millega ma vandega olen tõotunud anda neile vanemale. Ükski, kes mind on põlanud, ei saa seda näha. Aga oma sulase Kaalepi viima sellele maale, kus ta on käinud ja tema sugu pärib sellepärast, et temas on teistsugune vaim ja tema on kõiges mulle järgnenud. Amalekid ja kaanalased elavad ju orus. Homme pöörduge ümber, minge teele kõrbe poole mööda Kõrkjamere teed ja Jehova rääkis Moosesega ja Aaroniga öeldes. Kui kaua peab mul olema kannatus selle halva kogudusega, kes nuriseb mu vastu. Iisraeli laste nurinad, kuidas nad nurisevad mu vastu, mida ma olen kuulnud. Ütle neile, nii tõesti, kui ma elan, on Jehova sõna, et nõnda nagu te minu kuuldes olete rääkinud, nõnda ma teen teiega. Nüüd me tsiteerisime ühte positiivsemat kirja kohta, mis ütles, et Jeesus on meie tunnistuse apostel. Siin me näeme, nemad tunnistavad ka midagi, aga see ei olnud mitte positiivne, aga neile sündis see ikkagi. Nüüd see ütleb, siia kõrbe langevad teie kehad, kõik teie ära loetud, nii palju kui teid on 20 aastased üle selle, kes on nurisenud mu vastu. Nüüd vaata ühte huvitavat asja, see on nüüd Heebrea kirja 4. peatükist ja 3. salmist. Nüüd see kirjakord, mida ma nüüd loen, sa võid tegelikult vaadata seda meie tavalist tõlget ja ma loen sulle kohe ta laiendatud tõlkes, kuna see on üsna mahukas, selle koha pealt just see laiendatud tõlge, siis on hea seda niimoodi vaadates lugeda. Ta ütleb, laiendatud tõlge ütleb niimoodi 3. salmi. Sest meie, kes oleme uskunud, kes oleme klammerdunud Jumala külge, teda usaldanud ja tema peale lootnud, läheme tõesti sellesse hingamisse, nagu tema on öelnud. Nüüd see hingamine, millele ta viitab, on see sama tõotud maa, mis Jumal nendele, kuhu Jumal tahtis neid viia. Ja ta räägib võrdpildina seda midagi, mis tänasel päeval meile ka kuulub. Ja siis ta ütleb niimoodi, nõnda ma vandusin oma vihas. Nad ei tohi minna minu hingamisse, nad ei tohi minu hingamisse siseneda. Ja seda ta ütles, kuigi tema teod olid juba lõpetatud ja ette valmistatud ning ootasid kõiki, kes usuksid maailma rajamisest alates. See on, mismoodi laiendatud tõlge ütleb. Kujuta ette, kõik Jumala teod olid juba valmis. Jumal oli plaaninud viia selle esimese põlvkonna kuhu tõotud maale. Jumal oli selle paika pannud juba. See oli tema plaaninud, see oli tema plaanides paika pandud. Aga nüüd ta ütleb, et nad ei lähe sinna. Miks pärast? Sest nende suu rääkis selle vastu. Väga paljud kristlased ei jõua kohtadesse, kus Jumal on plaaninud, mis on Jumal isegi valmis nende jaoks pannud. Ta on taevas juba kõik need asjad plaaninud valmis sinu jaoks. Ja inimesed ei astu nende asjade sisse, sellepärast, et nende suu räägib midagi muud. Ja see on väga tõsine asi tegelikult. Kujuta ette, Jumal on hämmastavad asjad sinu jaoks valmis plaaninud. Imed ja tunnustähed ja imelise varustuse, tervise, kõik erinevad asjad, mis ta on valmis pannud sinu elu jaoks. Ja inimesed sageli ei astu nendesse asjadesse, sest nende suu räägib midagi muud. Ja millal hakkasid nemad muud rääkima? Just siis, kui nad sattusid probleemidega silmitsi ja kui nad sattusid puutusid kokku nende nii-öelda raskuste ja keerukate olukordade, kus olukorrad olid nii-öelda justkui suuremad kui see, mis Jumal oli tõotunud. Ja see on see, mis me ka kristlastel on kahjuks see tendents, et
Okei, sa ütled, jah, Jeesus haavad ma olen terveleks saanud. Nüüd ma käisin arsti juures, arst ütles, mul on see haigus ja mul on see asi ja see on ravimatu ja see ja see ja see. Nüüd arst teeb oma tööd ja tema teeb asju loomulikul tasemel, mitte see halb oleks. Sest nii mõnedki kristlased on tänu sellele elus tegelikult. Aamen. Ja see on vahemõttena veel, et see ei ole üldse vale käia arsti juures. Aamen. Ja kuulata see informatsioon ära, aga nüüd sinu suu peaks rääkima seda, mida Jumal ütleb. Ja uskuma seda, mis Jumal on ütlemas. Amen. Sa ei pea isegi arsti maatasa tegema, sa ei pea teda halvustama, sa ei pea tema kohta ütlema ühte ega teist negatiivset, vaid sa pead ütlema seda, mis Jumal on ütlemas. Sest kui sa tahad jõuda sellesse punkti, mis Jumal on sinu jaoks valmis pannud, mis on Jumal oma tõotuses paika pannud, siis tuleb sul rääkida seda, just olles silmitsi nende hiiglastega. Nähes neid nii-öelda takistusi, nähes neid probleeme, siis sinu suu peaks ütlema, aga Jumal on ütelnud, et Jeesuse haavade vermete läbi on mulle tervis tulnud. Jeesus on kandnud minu haigused ja mulle ei kuulu need. Tema andis andeks kõik minu pahateod ja tema on see, kes parandab kõik minu vigadused. Ja kõik tähendab absoluutselt kõiki haigusi, mis iganes selle nimi on, mis iganes laadi selle taust on, mis iganes arst ütleb, et see on ravimatu, isegi seal on vaja isegi uut luua midagi, siis Jumal on see sinu jaoks valmis pandud. Sest ta on selle taevas juba kirja pannud selles mõttes, see organ on seal ootamas. Amen. Ja vahet see ingel tuleb uksest sisse ja toob selle organi kohale ja kiitus Jumale. Miks? Sellepärast, et keegi on ütlemas, et mulle kuulub see. Jumal on selle paika pannud ja mina otsustan seda uskuda. Amen. Kiitus Jumalale. Ja see on hämmastav tegelikult sageli, kui inimesed panevad ennast sellesse ootuse positsiooni, siis Jumal astub sisse lihtsalt ja toob selle asja kohale, mis on talle vaja, sest et ta hoidis kinni. Ja me näeme, see teine põlvkond hiljem, nad haarasid nendest asjadest kinni ja nad läksid nendesse tõotustesse sisse. Miks pärast? Sest nad ei olnud need, kes rääkisid seda, et oleksime surnud. Nende suu ja nende tunnistus muutus. Ja see ongi see sama asi, mis me peame aru saama sellest, et sulle saab see, mis sa ütled. Ja see ei ole päris lihtsalt, see ei ole lihtsalt nali, mis ma ütlen seda teist kolmandat. Ei, see on väga oluline, mis sa ütled. Sina saad oma elu mõjutada, sina saad oma tervist mõjutada, sina saad oma ihu mõjutada. See sihik ja suund, kuhu sina lähed, ei ole juhuslik. Sinu elu on sinu keele võimuses. Sinu elu, see, mis sünnib. Amen. Ja see on väga oluline, et me harjutame selle sisse, selle harjumuse pidevalt rääkida Jumala sõna enda kohta. Amen. Veritebine naine oli kuulnud sellest, et Jeesuse peal on Jumala võidmine. Ja ta nägi, selles on minu võimalus ja mina võin sealt võtta omale tervenemise. Mõni ütleb, kas nii nahaalne. Ja Jumal tahabki seda, et sul oleks sellist tüüpi usk, sest Jeesus ütles, naine, sinu usk on sind aidanud. Ta kiitis selle heaks, et see naine oli võtnud kätte ja hakkas ütlema, kui ma haaran Jeesuse kuuest kinni, siis ma saan terveks. Ma saan puhtaks. Ja sama, et ta ütles ja sihtis välja midagi sellist, mis oli eespool ja ta läks selle poole ja ta sai selle kätte. Amen. Tema suu ütles seda, tema suu ütles, sest mitmed tõlked ütlevad, ta mõtles ja ütles korduvalt. Ta mõtles ja ütles korduvalt. Kui ma haaran Jeesuse kuuest kinni, siis ma saan terveks, ma saan puhtaks. Ja see on, pane sihik välja enda jaoks. Las Jumal annab sulle kirjakohad, las annab sulle printsiibid ja tõed, millest võtta kinni, mida hakata rääkima enda kohta. Ja ära tee seda ainult, ma ei tea, selle nädala jooksul, kui see on nagu põnev kuidagi see teema olnud. Ei, võta ette, las see olla üks regulaarne asi, mis on pidevalt. Tavaliselt kõige parem on see, kui sa just hommikul ärkad üles või ütleme, nagu päev hakkab peale, võta need kirjakohad ette, hakka rääkima need enda kohta. Võta need asjad või tunnistused, mis on, juba Jumal laseb sul kokku panna tema sõna põhjal mingi tunnistuse. Võta ja räägi neid enda kohta, räägi neid, teades seda, et surm ja elu on sinu keele võimuses. Pane oma laevatüür paika ja sõida. Ja varem või hiljem sa saad olema selles kohas, mida sa oled rääkimas. Amen. Halleluja. Kiitus, Isa, ma tänan sind, et su sõna töötab, see toimib ja see muudab asju. Isa, sa oled andnud meile keele, sa oled andnud selle keele meile eesmärgiga, et me võiksime uskuda ja ütelda asju ja näha, et sinu tahe sünnib meie jaoks. Isa, sul on hämmastavad plaanid taevas meie jaoks valmis pandud. Sa oled valmis kirjutanud asjad, mis sa tahad meie elus teha, asjad, mis sa tahad meie elus teostada, asjad, mida me vajame, need asjad on kõik ootamas meid sellel teekonnal. Isa, nüüd meil on vaja, mida teha?
uskuda, uskuda ja usu läbi need vastu võtta, usu läbi need välja kuulutada, usu läbi need välja paluda, need esile paluda ja kuulutada. Isa, ma tänan sind, et sina oled see, kes teeb neid asju. Ja isa, anna meile selge arusaamine, anna meile tõesti ilmutus asjadest, mis sa tahad meie elus teha. Ja isa, et me võiksime sinu sõnast need asjad leida juba ja asjad, mis sa kannad meie südamesse ja nüüd haarata nendest kinni ja hakata neid enese kohta rääkima. Isa, et sinu õnnistused valdavad meid, tervis on meie ihus, varustus on meil olemas. Isa, ma tänan sind asjadest, mis sa tahad meie kätte tuua, et sinu tahet me võiksime teha, vahendid, ka isegi hooned, ka isegi transpordivahendid, mis iganes me vajame. Isa, ma tänan sind, et me võime julgelt rääkida, need tulevad meie kätte ja meie käsutusse. Isa, ma tänan sind ka inimeste eest, kes tulevad ka siia kogudusse juurde, et teha sinu tahet. Isa, ma tänan sind raha eest ja kõige materiaalsete asjade eest, mis tulevad siia kogudusse juurde, selleks, et sinu tahe saab tehtud. Isa, me kuulutame seda välja. Isa, ma tänan sind õnnistuse eest ja sinu kaitse eest, mis on iga inimese üle, kes on siin koguduses käimas. Isa, me kuulutame välja, et sinu inglid on tegutsemas ja kaitsmas meid, hoidmas kõigil meie teedel, et ei taba õnnetus meid, ei lähene ükski häda meie telgile ja ükski haigus ega tõbi ei hakka meie külge. Isa, ma tänan sind, et sinu ligiolu hingab meie üle. Tänu sulle, isa, et me teeme sinu tahet, me teostame sinu plaane, me ei ole segaduses, me ei ole sassis, me ei ole probleemides, vaid sinul on lahendused igale olukorrale, igale situatsioonile. Tänu sulle, isa, et sinu sõna on meie südames. Sinu sõna on meie südames ja see on ka meie huulil. Tänu sulle, isa, tänu sulle, isa, kiitus sulle, isa, et meile saab see, mis me usume oma südames ja ütleme oma suuga. Tänu sulle, isa, muutuste eest, lahenduste eest. Tänu sulle, isa, halleluuja. Kiitus sulle, isa, kiitus sulle, isa, tänu sulle, isa. Isa, me austame sind ja täname sind, et sa oled nii hea. Sa oled helde ja isa, ma tänan, et su sõna teeb seda, milleks see on lägitatud. Tänu sulle, isa, muutuste eest. Tänu sulle, isa, elu muutuste eest. Tänu sulle, isa, et inimesed, kes on ka olnud löödud ja kes on kuidagi käega löömise olukorras olnud mingite olukordade ja situatsioonide pärast, võivad üles tõusta öelda, ma teen Jumala tahet. Ma käin Jumala plaanis. Ma käin tervises, ma käin tugevuses, ma käin rahus. Tänu sulle, isa. Halleluuja. Rahus, halleluuja. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa, et me võime rääkida seda, mis sina oled meie jaoks valmis pannud, et see sünnib meile. Mitte rääkida olukordi, mitte rääkida probleeme, mitte rääkida segadust, mitte rääkida igasuguseid muid negatiivseid asju. Me ei ole kutsutud needma, me oleme kutsutud õnnistama. Rääkima välja sinu õnnistust, sinu väge, sinu soosingut. Halleluuja. 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 Kiitus su, isa. Kiitus su, isa. Halleluuja. Üks asi mul kerkis südames üle, ma ei tea, kas see on siin inimene koha peal või on see kuskil ka isegi kas või ülekannet vaatamas. Kellegi inimesel on mingisugune probleem ühes silmas, see võib olla kas mingisugune kae, see võib olla mingisugune sellist tüüpi probleem, mingi silmaprobleem, ma ütleksin. Mitte niivõrd see ei ole küsimus, kas sa kasutad prille või midagi taolist, või midagi just sellist tüüpi. Kas kellegi on siin koha peal või on keegi mujalt? Halleluuja. Halleluuja, Jumala vägi. Te mõlemad. Ma palun kõigepealt sinu käest. Halleluuja. Halleluuja. Võid panna ta praegu kinni. Jeesuse nimel ma käsin sellel silmal hakata normaalselt funktsioneerima. Jeesuse nimel. Mis see konkreetsemalt on selle asja nimi? Ma ei tea, ta on kuidagi seda segane või... Udune nagu, jah. Jeesuse nimel ma käsin sellel nägemusel taastuda. Kõik need silma osad hakake normaalselt funktsioneerima. Jeesuse nimel jõud, tugevus ja rahu. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Tänu sulle, isa. Amen. Jumala vägi läks sinu sisse. Tulle ka. Kumb silm? Okei. See siin rohkem või? Võid panna silma kinni lihtsalt. Sa ma tänan, et sinu vägi ja Jeesuse ma käsin sellel probleemil kaduda, mis on nimetud. Sa ma tänan, et su vägi läheb tema silma sisse ja ta taastab kõik, mis iganes on vaja. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Tänu su, isa. Sinu väe eest. Halleluuja. Kiitus su, isa. Tänu su, isa. Halleluuja.
tänu su isa. Ma palun ka veel nende eest, kes on ülekannet vaatamas, sest vaata vahel on kellelgi inimesel, kes on vaatamas ka mingi probleem ja Jumal võib selle kaudu ka tegutseda. Meil on mõned inimesed, kes praktilistel põhjustel ei saa lihtsalt tulla siia, distants on natuke liiga palju meie jaoks võib-olla, aga Jumal teeb hoolimata sellest nende juures ka tööd. Halleluuja, isa, ma palun nende inimeste eest, kes on vaatamas ja kellel on mingid silmaprobleemid ja ma käsin Jeesuse nimel seal silmadel hakata funktsioneerima normaalselt. Kõik silmalihased, kõik iganes, kogu see nii-öelda silmapupill ja kõik Jeesuse nimel funktsioneeri normaalselt ja muutu terveks Jeesuse nimel. Tänu sulle, isa, selle töö eest, mis sa teed. Aamen, aamen, kiitus Jumalale, kiitus Jumalale. Halleluuja. Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. See on väga oluline, et sa võtad need printsiibid enesega kaasa ja selles mõttes leiad nendele ka rakenduse. Üks on see, et sa oled kuulnud Jumala sõna, nüüd on see, et mis sa teed sellega. Ja see on väga määrav, sest et see, kes sõna kuuleb, see on hea algus, aga see, kes teeb selle järgi, selle tõttu tuleb ka õnnistus. Amen. Kiitus Jumalale. Amen. Aga nagu ikka, kiire lõpp, et olge siis õnnistatud ja näeme järgmiste koosolekutel jälle.